vägevat tööd. Halleluuja. Ma olen palunud selle aja eest ja ma sain aru täiesti, et samal ajal, kui ma valmistusin, ka minu eest paluti, see oli väga tuntav. Ma olen erinevates kohtades saanud käia nüüd Eestimaal ja ma saan aru, millal inimesed nagu, seal on enne, kui sa kohale jõuad, seal on palve olnud ja ma usun, et Jumalal on midagi rääkida. Ta räägib meie eludesse. Üks huvitav või tähtis asi, mis on, et kui me õpime kristliku elu jooksul ära, on see aru saama, millal tema hääl kostub. See võib olla, kui me istume omavahel koos, räägime kuskil, võib-olla isegi sünnipäeva laua taga, sa räägid kellega, kui juttu on nii pea, kui sa saad aru, et see asi tuli Jumala vaimust, põmdi, see on sinu sees. Vahel inimesed ei ole õppinud ära, see on kunst täiesti, see on vaimulik kunst ja nad ainukene asi, nad arvavad, et Jumal räägib siis, kui teatud inimene on kantsis, ainult siis. Ei, ta on igal pool meiega koos. Ta võib su laste läbi ka rääkida. Ma mäletan ühte lugu, mis juhtus ühele tuttavale, selles peres olid osad inimesed olid päästetud, ema ei olnud veel päästetud ja ühel päeval see laps oli vannis, väike poiss oli vannis, hakkas kõva häälega hüsteeriliselt nutma. Ema jooksis vannituppa, arvas, et äkki kuumaveekraan läks lahti või jäi kinni, et mis asi see nüüd on ja tegi ukse lahti ja küsis, mis sul on, poja? Ta ütles, ema, ma ei taha, et sa põrgusse lähed. Ja see laps püüdis kinni selle kaastunde, Jumala kaastunde, kuidas Jumal tundis selle ema suhtes. Ja ema oli aastaid vastu pannud kogu aeg Jumalale. Ja nüüd Jumal leidis tões, okei, ma kutsun sind. Niimoodi. Aga Jumal räägib erinevatel viisidel. Nii et me peame õppima kuulma tema häält. Sa võid lugeda lihtsalt sõna, ma lihtsalt voolan, ma olen praegu märkmetest eemale. See jõgi voolab, sest Jumal tunneb teid. Mina ei tea teid kõiki, aga Jumal teab, mis teie eludes toimub. Sa loed sõna, ta teab täpselt, mis su elus on, millest sa läbi lähed. See aeg, kui ma pidin, olin leidnud endale abikaasa, ja mul ei olnud kodu, et valmistada. Mul oli üks korter, kus täielikult remontimata. Ja siis ühel päeval ma loen Johannese evangeeliumi ja jõuan 14. peatükki, kus Jeesus ütleb, minu isa majas on palju eluasemeid. Ja siis ma loen seda, ma ütlesin, issand, et sa ütlesid, sa lähed meile aset valmistama, sul on ressursid, on ju. Ja sa ütlesid, kui see ase saab valmis, on ju, ma lihtsalt räägin Jumalaga seal ja sa saad valmis selle ja siis sa tood oma pruudi sinna. Mul on väike probleem. Ma paari nädala pärast olen nii-öelda abielumees, aga mul on väike probleem. Mul on blank korter. Mul ei ole mitte midagi seal tehtud. Ja ma ei saa öelda, et mul on kodu valmis, et ma saaks kellegi enda koju tuua. Jumal, kui sa oleks minu asemel, Jeesus, sa kindlasti ei tooks kogudust sellisse kohta. Ma tänan sind, et sa võtad midagi ette. Ja 2 nädala jooksul hakkasid mulle erinevatest kohtadest rahad tulema. Üks inimene tuli minu juurde, ütles, ma kuulsin, et sa hakkad abielluma, ma arvan, sul on seda vaja. Ja krooni ajal pani mulle tol ajal tuhanded kroonid näppu vahel ja ma hakkasin oma remonti tegema. Sõbrad hakkasid tulema igalt poolt mulle appi ja ma sain selle valmis ja viimasel õhtul veel paar sõpra aitasid ära teha, enne kui me läksime. Naisel oli meile suur pärand, olid kaktuste hunnikas. Need olid ämbri sees, need me tõime sinna. Enne kui me ukse lahti tegime, siis oli kõik just valmis. Üks sõber oli viimase vaiba veel ära toonud sinna. Aga Jumal võttis kuulda, kuidas see tuli? Lihtne, vaikne südame hääl, sa loed lihtsalt sõna põmdi ja sa räägid ja see on see, et ta kõnetab meid. Ja vahel inimesed sõidavad niimoodi üle sellest igapäeva asjades, mõeldes, et ta on Jumal, kes mõtleb ainult vaimsete asjade peale. Ja vaim, hinge, ihu toolib kõigest meie elus. Nii et kui ma siia täna tulin, mul on olnud südames julgustada teid, sest võib-olla sa vaatad ringi ja vahel me ei näe tegelikult, kui me vaimusilmadega ei näe, siis tegelikult me võime olla araks tehtud. Ja sa tead seda lugu Eliisa puhul, kui tema sulane läks välja, kujutan ette, hommiku vara läheb hambaid pesema, seal mõtleb, kohe hakkab kohvi tegema Eliisale. Eliisa norskab veel öö läbi, oli palvest. Ja siis ta läheb seal hambapasta käes ja vaatab korraga, et vaenlase armee on piiranud kõik ümber. Paanikas, hambapasta kukub maad, pasta lendab suust välja, jookseb sinna, püüb suu puhtaks, ütleb, isand, vaata, vaenlase armee on siin. Ja see mees vastab, et rohkem neid, kes on meiega on rohkem neid, kui nendega seal. Issand, avada silmad oli vastus. Ja nii pea, kui ta nägi, mis tegelikult vaimusfääris oli, kartus kadus ära. Ja meie elus on vaja samamoodi näha. Me võime olla füüsiliselt selles kohas, aga Jumal tahab tuua meid vaimus sellesse kohta, kus kohas me hakkame nägema. Ja kui me hakkame nägema, siis me näeme olukorda teistmoodi. Seal, kus me vaatame, kinnisvara arendaja võib vaadata vana maja, võib-olla täiesti lagunenud maja,
mõni inimene läheb mööda, vaatab, tead, siin pole mingit lootust. See mees näeb, see on tõsine potentsiaal, mis siin peidus on. Ta näeb asju teistmoodi, sellepärast ta on harjunud nägema neid asju teistmoodi. Ja ta paneb käe külgede ja arendab midagi ilusat välja. Jumal on ka, Piibel ütleb, me oleme tema põllumaa ja ehitus. Ta vaatab meie elusid ja ta ehitab üles meie elude. Aga meil on vaja temaga olla ühel sagedusel, et ta saaks seda tööd meie keskel teha. Amen, nii see on. Ja ma mäletan see aeg, kui Piibel räägib, et usutegusid on vaja teha, on ju, Jakobuse kirjas. See aeg, kui ma olin vallaline mees, ma olin tükk aega vallaline. Ja mind hüüti töö juures mungaks, naabrinaide hüütis mind vanapoisiks ja ma mõtlesin, see jääb igavesti ajast, et see jääb nii, ütles aju. Aga ma hakkasin paluma ja hakkasin kuulutama asju enda elu üle ja ma ütlesin, ei, ma ei jää, see asi ei lähe nii, ma abiellun õigel ajal. Sest Piibel ütleb, kui sa lähed tema armutrooni ette, sa saad abi oma vajaduse õigeks ajaks. Nii ma ütlesin, ma olen õigel ajal abielus. Ja siis, kui naabrinaine ütles mulle, kuule vana poiss, ma ütlesin, ei, ma abiellun õigel ajal. Õigel ajal, kogu elu räägid seda õigel ajal. Ma ajasin mõnele inimesele harjapunaseks selle tunnistusega. Ja siis jälle töö juures on, ei munkule, kuidas läheb. Ja sa kuuled seda enda ümber. Ja vaenlane teab täpselt, mida sa usud. Aga ma hakkasin tegema usutegusid. Ma ütlesin, üks hea mees, ma elasin veel ema juures, kindlasti koristaks kodu, viiks prügiämbrise välja ja mõtlesin, et ma kutsun esile, ma põhjustan, et minust saab üks hea mees. Ma tegin aknad puhtaks ühel päeval terves korteris, ema tuleb hommikul, tuleb järgmine päev koju, vaatab aknast välja. Mäletab, et esmaspäeval oli plaani võetud, et laupäeval peseb aknaid, aga pole nagu midagi pesta enam, nagu kuidagi läigib, mõtleb, et kuule, et kuidas need aknad nii puhtad on? Pesin ära, viga on, poiss on vahepeal päästetud saanud. Ühel päeval on harjumuse päras, et juba läheb prügi ämbri tühjaks, teeb lahti, tühi. Mina teadsin oma südames, mida ma teen. Ma valmistun heaks abikaasaks. Ma lihtsalt kutsun selle esile. Ma otsustan muutuda. Ja kogu aeg ma hakkasin mõtlema sellisel viisil. Ja mõtlesin, et kuidas, kui mu naine ühel päeval peaks eakam olema, kuidas ma temasse suhtuks. Väga austuspäraselt. Ma hakkasin uksi prouadel lahti tegema poes. Päriselt, ma tegin seda. Usk ilma tegudeta on surnud. Ma kutsusin esile selle. Mõni inimene mõtleb kogu aeg siin peas, ma olen nii õnnetu, ma olen nii vaene. Ja see on, mida sa mõtled. Jeesus ütles enne, kui ta ristile läks, et isegi kui te kõik lahkute minust minema lähete, ometi ma ei ole üksi. Ta tegeles, isa on minuga, kas te näete või mitte, ta on minuga. Nii et üksindus on asi, et kui sa oled üksik inimene, ma tean, asi läheb eetrisse ka keegi vaatab, keegi üksik inimene võib-olla vaatab ja sa mõtled, et ma olen nii üksi, ma olen nii õnnetu. Nii kaua, kui sa sellest võitu ei ole saanud, lahendus ei ole teine inimene, kes on samasugune üksik ja õnnetu, seepärast need tulevad, kui nad kokku tulevad, siis on üks suur üksindus seal. Lihtsalt nad elavad kahetoalises korteris, üks on magamistoas ja teine on kontoris. Ja seda on nähtud elus. Ja see ei ole lahendus. Istuvad, üks on tead, et ma tean inimesi, kes suhtlevad arvuti teel või telefoni teel, saadavad sõnumeid üksteisele. Kallis, ma armastan sind, saadetakse süda nagu, aga see ei tule siit suust välja. Lihtsam on sõnum saata nagu. Et nagu, ja siis paned nagu ajatad ära hommikuks ka veel, nagu saadab see kell 8 täpselt, vaatad. Naine on nagu, kui tubli mees, iga hommiku kell 8 saadab. Mehel on pandud iga päev nagu meelde tuletus, nagu saadab jälle. Ja, et see on nagu see anekdoot, et kus ma nüüd selle laine peale sattusin. Et see on see anekdoot, et mees küsib, naine küsib mehe käest, et kallis, et kas sa ikka mida armastad? Et ma pulmapäeval ütlesin sulle, kui midagi muutub, ma annan teada. Et nii see on, eks. Nii, ma võtan vett. Siia taha, tohib panna, keegi istub siia või? Ma ümber ei aja ausõna. Halleluuja. Nii et Jumal on hea. Amen. Ma tean, et see koda on palvekoda ja Jumal on praegusel ajal üles tõstmas inimesi. Kenneth Hagin ütles, kui järel tuleb põlvkond ei õpi ära teatud liiki palvet, siis me ei näe ärkamist oma maal. Ja sa võid tuua palju inimesi kogudustesse ja see on Jumala plaan, et inimesed saaks päästetud ja nad tuleksid kogudusse, aga kui sa vaatad apostel Pauluse kirju, ta tahab, et nad kasvavad ülesse. Muidu mis juhtub, on see, et kogudused on täis ja see on nagu vaimulik lasteaed. Aga Jumal tahab, et inimesed kasvavad ja nad saavad küpseks ja nad toovad palve läbi sünnitavad küpsuse kogudusse. Tegelikult see on oluline ja ma
olen rääkinud erinevate inimestega, näiteks kõik kristlased üldse ei usu, et nende palved võivad poliitiliselt midagi muuta. Nad võivad uskuda, jah, kui see puudutab minu elu, aga minu palve ja poliitika, need asjad jätame eraldi. See on kõige kavalam asi, mida kurat võiks kunagi üldse teha, on see, et eraldada Jumal ja poliitika. Jumal on määranud, et tema valitsus, see, mis valitsuses on, see voolab maise valitsuse läbi ja siis on kord majas. Niipea, kui sa selle eemale lõikad ja hakkab kurat dikteerima, sellepärast ta tahabki. Ja Jumal ei saa tegutseda, kui palved ei ole. Ma olin kunagi aastaid tagasi, ma olin mingi 15-16 isa, tänu Jumalale aitas mul mehe tööd teha, kui ma olin noor poiss, sain tööl olla abitöölisena ehitusel. Ja minu ülesanne oli teha segu ja anda meistritele kive ette. Ja meistrid siis ladusid. Kogu aeg mina pidin olema see varustaja. Nüüd niipea, kui mina ei toonud neile segu ette või niipea, kui mina neile kive kätte ei toinud, müüritöö jäi seisma. Ja Jumalaga on samamoodi. Ta ei saa edasi tegutseda, kui teatud liiki palvet ei ole. Sellepärast ta ka põhjustab üks asi, mida me ka kallal vaenlane tööd teeb tööd kõvasti, et kristlased ei kasvaks üle. Kui sa vaatad Jakobuse või Galaatia kirja, seal on näha, et kui isegi seal oleks keegi, kes on kuninglikust soost, ja ometi, kui ta ei ole üles kasvanud täis ikkagi on ta kõikide valitsejate, kasvatajate meelevalla all. On nii, sa ei anna oma lapsele autovõtmed, kui sa tead, et kuule, ta ei oska sõita, kuule, ta ei saa aru, millal sõita Inglismaal, millal sõita Eestimaal, nagu ta ei saa aru, ta ei jaga seda matsu. Või ta sõidab nagu üksinda, oleks tead ATV-ga metsas. Sa mõtled, et kuule, ma ei anna sellele lapsele oma autot, et mu autost ei jää midagi järgi. Aga kui sa näed käitumist temast, siis tulevad võtmed kohale. On nii. Jeesus ütles, ta annab meile meelevalla võtmed, on nii. Ja ta ütles seda Eklesiale. Eklesia on küpsete inimeste kogu. Nad teavad, mida nad teevad. Ja Jumal tahab üles tõsta sellist koda. Ja miks ma selle välja toon? Sellepärast, et see kogudus saab aru, mis tähendab palves on võimalik mõjutada. Meie palved teevad valitsuses vahe sisse. Jumalal on vaja selliseid inimesi, kes usuvad seda. Kuidas nad on? Nad vaatavad sõnasse. Jumal sinu sõna ütleb. Prohvet Jesaja profeteeris, kui Hiske oli täiesti segaduses. Assuri kuningas tuli nende vastu, nad mõtlesid, et kõik elu on läbi. Ja prohvet Jesaja tuli kohale ja profeteeris. Lihtsalt, kuidas riigis läheb. Ütleb, nad ei ammu siia nooli. Kujutad ette lihtsalt. Ta ütleb, tegi suu lahti, ütles, tänapäeval mitte ükski rakett ei lenda siia. Jumala mees ütleb. Ja järgmine asi ütleb, Jehova ingel läks välja. Bum. Üks ingel ja lõi üle 100 000 mehe maha. Ta mitte ei teinud midagi sadistlikku. Hommikul lihtsalt silmad ei teinud lahti. Kõik. Lihtsalt Jumala käes on võtta elu õhk ära ühe käest, teise käest. Aga ta vajab kellegi välja öeldud ususõna. Seepärast on siin Vanas Testamendis tohutult palju tõotusi ja mida nagu välja rääkida, et Jumal saaks tegutseda. Piibel ütleb, ta on sama eile, täna ja igavesti. Ta ei ole muutunud. Ta ei ole muutunud. Ja aga kogudus, kes usub, et Jumal võib niimoodi teha, vaenlane toob igasugused asju sinna tee peale, et nad ei saaks opereeruda selles. Aastaid tagasi meil tuli, pastorid kutsusid külla, pastor Kennet ja teni oma sõbrad siis Austraalias, nad olid pastor Peter Nichols ja Karen, nad käisid meil ja sellel mehel oli väga tugev oli palveteenistuseni. Ja ma mäletan, meil tehti erakorraline palvekoosolek 4-päevasel päeval ja ta just rääkis sellest, kuidas kogudus on määratud tegema palveid nii-öelda siin üleval. Aga vaenlane toob kogu aeg iga päeva asju nende tee peale, et nad toimetaks siin all. Sellepärast vaenlane tahab valitseda. Ja ta nii-öelda kogu aeg sõidab, sa avastad, et autorehv läheb katki, keegi sõidab ootamatult ette. Pidev jama käib midagi, mis nagu üritaks nagu tõmmata tähelepanu eemale. Aga tänu Jumalale, Jumal ta julgustab ja meil on selle jaoks arm. Nii et ma loen kirjakohad ka. Markus 11:17 Jeesus ütles, see on kõik sisse juhatus. Mul on ehitaja taust, mul on alati vundament ja siis tuleb ülejäänud sinna peale. Sa ei saa ilma vundamendit olla. Markus 11:17 ütleb ja ta õpetas ütles neile, eks ole kirjutatud, minu koda peab hüütama palvekoeks kõigile rahvastele. Sa tead, see on midagi, mida Jumal ootab. Ja Jeesus, kui sa vaatad tegelikult seda lugu seal, ta tegelikult ta ei olnud mõni inimene, kui tänapäeval ta võib-olla näeks Jeesust niimoodi toimetamas piits käes
lükkab seal rahapaetajate raha ümber, seal on vorstimüüjate leti ümber, seal keegi ütles, näed, siit on soodsalt suitsukana saab osta ka veel kogudusest, on ju. Ja mingi äri käib seal, naljakas äri käib seal, on ju. Ja Jeesus tegeles selle asjaga, mille pärast ütles, te olete muutnud selle eesmärgi, milleks isa on määranud ja see on palvekoda ja mitte ainult minule, rahvastele. Miks? Sest isa tahab liikuda rahvaste keskel ja ta võib valida Eestimaal koguduse, kes seisab näiteks selle taga, mis toimub USAs. Aastaid tagasi, ma mäletan, enne kui president Trump sai võimule, me palvetasime nädal aega, järjest lasime, lihtsalt järjepidevalt. Ja selline rõõm tuli üle koguduse meil, mitte kõik ei osalenud sellest, aga need inimesed, kes olid osa sellest, lihtsalt selline rõõm tuli. Ja tead, kui me oleme sõnakuulelikud Jumalale, sellele, mida ta on öelnud, sa tunned, jõud tuleb sinna sisse, meie sisse, sest sõnakuulelikkus on see võti. Ma usun sellest, ma tahtsin midagi jagada palvetajatele, seepärast see on tegelikult, see on suur võti. Luuka 18, me teame, seal on see lugu, kus koos Piibel räägib, Jeesus ütleb, et ta tuleb järjepidevat usku otsides maa peale. Milline on see järjepidev usk, mida ta otsib? Kes suudab hoida kinni nii kaua, kui õigus on rajatud maa peal tema omadele. On niimoodi, sest ta kasutab lesknaist. Lesknaine on küps inimene ja ta võtab selle, mis oli tema õigus. Ja nüüd on huvitav asi. Ja me teame seda lugu ja ütleb, et ta käis järjepidevalt selle ülekohtuse mehe ukse taga. Ja vaata, kui sa Luuka 18, salm 7 ütleb, nii, ma vaatan seda, salm 4. Ja kaua aega ta ei tahtnud, mäletad, see mees ütleb, ta ei tahtnud teha midagi. Ja nüüd tuleb mängu see, et miks meil on ka oluline paluda valitsuse eest ja mõnede olukordadest, mis tunduvad, et ei muutu. Kaua aega ta ei tahtnud, kuid pärast ta mõtles iseeneses, ehk ma küll Jumalat ei karda ja inimesi ei häbene, siiski ometki, kuna see lesk mind tüütab muretsema temal õiguse, et ta viimaks ei tuleks ja mulle näkku ei lööks. Nüüd on huvitav asi, kus kohas toimus see muutus? Mõttemaailmas. Ja sa ei näinud seda. Sa saad seal ja tänasel päeval samamoodi, kui me hoiame kinni tõotustest, mida Jumal on andnud, Jumal hakkab tegelema nende inimeste sees, kes on meelevalla positsioonis. Ja nad ei saa rahulikult enne olla, kui nad teevad, mida Jumal ütleb teha. Seepärast keegi palub. Ja siin ta ütleb, ta mõtles iseeneses, see muutus toimus enda sees. Ja võib-olla sul on keegi tuttav, võib-olla kelle eest sa isegi palvetad ja mõtled, ta ei ole päästetud saanud. Sa tead, kui sa hoiad kinni, seal toimub muutus selle inimese sees. Ühel hetkel ta hakkab muutuma. Kuidas mina kogudusse tulin? Meil oli koguduses enamus, kui pastor Ken ja Tõnisele koguduse rajasid, noored tüdrukud. Ja noortel tüdrukutel ei olnud abikaasasid. Suur probleem. Kui seal on palju tüdrukuid ja üks noor poiss ainult. Ja see noor poiss on ka nendest kõigist noorem. Ja mõtled, et taeva all, millal. Ja nad hakkasid paluma ja tänama Jumalat, et Jumal hakkab tooma mehi kogudusse. Ja üllatus, tead, mingil hetkel mingi punt mehi sai järsku päästatud, ühest tulid kogudusse ja tead veel suurem üllatus, kasvasid kiiresti vaimulikult ülesse. Sest see oleks ka kohutav, kui sa oled vaimulikult tugev naine ja siis sul on üks beebi, kellega sa pead kogu aeg ringi. Väliselt on ta täis kasvanud, aga nagu laps ikkagi seal ihu sees. Nii et üleloomulikult kiiresti need noored mehed kasvasid üles. Natukene aega läks mööda, Jumal hakkas minuga tegelema. Ma istusin sõpradega koos autos, ma olin kaine autojuht ja ma lihtsalt see jutt, see loba, mida ma kuulsin, mul viskas nii ära, ma mõtlesin, ma tahan välja sellest. Ja see mingisugune lootus, sa käid kogu aeg peol oodates, et nädala lõpuga jälle uus pidu ehk nüüd muutub midagi. Ja sa tuled koju tagasi, midagi ei muutunud. Niimoodi aastast aastasse lõpuks väsid ära. Ja ühel päeval istun sõpradega koos autos ja sõidame sealt kultuurimajast mööda ja seal oli 2 autot maja ees. Seal oli, tol hetkel oli pastor Kennet ja pastor Neemo autot. 2 autot ainult 90-ndatel, eriti palju autosid ei olnud, neil kahel olid. Ja üks sõpradest ütles mulle nagu üleolevat, mitte mulle, vaid autos, näed, issand on olnud helde nendele kuttidele seal. Ja mina istun seal taga istme peal, Jumal tegeleb minuga kogu aeg. Ja ma mõtlen, on küll. Ja ma lähen kogudesse. Ja ma läksin kogudesse, andsin elu Jumalale teada. Seepärast ma mõtlesin, see rutiinne ratata, see lihtsalt tüütab ära. Mul on vaja välja tulla sellest. Ja Jumal muutis. Nii et naiste palved järjepidevat lihtsalt, aga kuidas see toimus? Minu sees toimus mõte.
minu sees toimus mõte. Ja me näeme tänasel päeval seda koguduses samamoodi. Inimesed nagu üle Eesti erinevates kohtades sõidavad lihtsalt Paidesse. Mõtled, miks sa siia tuled? Ma nägin YouTube'ist lihtsalt juhuslikult ja siis jäin vaatama nagu. Jäin vaatama ja siis näitasin naisele ka. Tema jäi ka vaatama, mõtlesin, et lähme kohale siis. Ja tulid ja sain aru, et saavad päästetud lihtsalt. Ja see juhtub kogu aeg meil mingi aja tagant niimoodi jälle on. Me peame kogu aeg küsima, kas keegi on esmakordselt siin ja näed, mina olen esimest korda. Lapselaps kutsus või YouTube'ist nägin või Jumala vaim õhutas või pidevalt juhtub selline. Aga tead, selles on võti, me räägime seda. Siis me kutsume esile seda. Ja Jumal ei ole selline, kes on närviline, Jumal on rahu sees ja kui me rahu sees hakkame rääkima õigeid sõnu, asjad hakkavad juhtuma. Sest usk on rahu sees. Usk on rahu sees. Nii et siin ütles, et see lesknaine sai oma vastuse ja Jumal ootab sellist usku muutust. Nii et ma tahtsin selles suhtes julgustada. Galatia 4:19 ütleb, et apostel Paulus ütleb, mu lapsukesed, kelle pärast ma nüüd olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie seas saab kuju. See on küpsus. Apostel Paulus on need inimesed paljud toonud Jumala juurde, kogudus on rajatud ja kui sa tegelikult vaatad see Galatia kirja, nad on ekstreemselt lihalikud ja üritavad väga vana sisse minna ja üritavad väga, see tirib tagasi, see kultuur tirib neid sinna selles suunas tagasi. Ja nüüd mitte, et õpetus oleks vähem tähtis, õpetus on tähtis, aga apostel Paulus saab aru, siin on üks dimensioon. Tegu ei ole lihtsalt välise asjaga või mentaalse harimisega, siin on vaja astuda sügavamale. Ja töö nimetab seda palvet, ütleb lapsevaevas. Efeslaste 3. peatükis ta ütleb, et ma ei pööra sinna küll, aga ta ütleb seal, et ma olen põlvede peal, et te saaksite tugevaks seespidis inimese poolest Jumala vaimu läbi, tema aurikkust mööda. Ja kui see tugevus tuleb inimeste, siis kui sa ei ole abielus, sa tahad, et su kõrval on tugev mees. Ei tähenda, mis tuleb 100 kui raha, et ei tähenda, sealt tuleb jõud esile. See on, mida sa vajad tegelikult ja kogudus vajab. Kuidas saab kogudus üks tugev kogudus olla? Ta on täis tugevaid usklikke. Inimesed, tead, pole probleem, me liigume edasi. Amen, need on need läbimurdvad usklikud, need murravad kõigest läbi. Kui üle ei saa minna, ma lähen alt ja kui alt ei saa, ma puurin augu läbi selle mäe ja ma lähen siis ka läbi, aga ma lähen läbi. Ja kui sul on palju selliseid inimesi, see loob sellise sünergia. Ja kui sul on selline grupp inimesi, kes luues selline sünergia kogudusse, et tuleb ka üks inimene juurde, istub siia, kuidagi vägev on selline. Pastor Mairo tuli meil just Tampast tagasi, rääkis, seal oli pastor Rodnil oli seal usukonverents nii-öelda. Ja siis selline usuatmosfäär oli seal, et ta vabastas oma usu, et Jumal, ma tahan endale laiendatud piiblitõlget, ilusat, nahkantega, kuidas see lihtsalt vabastas oma usu. Ja siis ühel päeval läks oma tütrega, sai minna sinna piiblikooli. Üks noormees, piiblikooli õpilane, tuleb, jalutab tema juurde, ütleb, et mul oli südames sulle see anda ja ulatab talle laiendatud ilusa korraliku piibli, täpselt nagu ta oli uskunud. Ütles, see õhkkond oli niivõrd tugev seal ja me saame luua selle oma suusõnade ja hoiakuga. Mis asi on hoiak või mis asi on see atmosfäär? Me räägime atmosfääri. Kes teab, mis on atmosfäär? Ma ütlen, väga lihtne matemaatika. Atmosfäär on see kokku pandud põhimõtteliselt siia ruumi tulnud inimeste südamehoiakute kogu summa. See on atmosfäär. See, millise hoiakuga me siia kõik kokku tuleme. Sa võid ajada palju rahvast kokku ja mõni mõtleb seal ülistuse ajal, mõtleb kotletist, mida homme grillida. 4. mõtleb, kuidas oma koerale, millist soengut lasta lõigata. Need on hästi palju seal, hästi palju rahvast on koos. Ja milline on see atmosfäär? Kas on see usu atmosfäär? Ei ole. Jeesus leidis 120. Ja tal oli rohkem neid jüngreid. Ainult 120 läks ülemisse tuppa ja need seisid nii kaua seal ühendatud usuga, nii kaua kui Jumala tõotus oli maa peale tõmmatud. Ja peale seda, mis toimus, 1000 tulid. Nii et tal on vaja seda ühendust. Kui ta selle saavutab, Jumal saavutab selle ühenduse. Sellepärast Paulus kirjutas pidevalt kirjades, olge üksmeelsed, kus mentaalselt ei vaimus. Me ei pruugi olla alati siin üleval nõus iga asjaga. Ma võib-olla teeks mõnda asja teistmoodi. Kui ma näen mõnda teist ehitajat midagi tegemas, ma vaatan kõrvalt, mõtlen, ma teeks seda teistmoodi. See point ei ole see, kuidas ma teen, see point on see, et see tulemus tuleb hea. Ja kui ma saan aru, las ta teeb. Las ta teeb seda nii, nagu ta teeb seda, aga tähtis on see tulemus. Ja kui ma vaatan, tegi teistmoodi, ma olen kindel, kui ma läheks praegu sinna kööki, hakkaks pesema toidunõusid, iga naine pesiks erinevalt. Ja mõni mees võib-olla mõtleks, ma ei hakka üldse pesema, panen kohe nõudepesumasinasse. Sest tõenäoliselt, ma ei tea, kas mehed leiutasid nõudepesumasina või.
ma toon näite ka vaimulikust kasvust või sellest palvest. Meil oli koguduses üks noormees. Ja kui ma räägin, kui inimesed hakkavad kasvama vaimulikult, ta ei olnud väga kaua päästetud, aga ta igatses kasvada, ta oli nälg, jumal, ma tahan küpseks saada. Ja ma rääkisin selle noore mehega. Ühel päeval, kes see töötund ei tule tal. Ja ta räägib mulle seda hiljem. Ja ütleb, und ei tule, ma mõtlesin, mis värk on, jumal, mul pole unega üldiselt probleeme, und ei tule. Aga ma hakkan teistes keeltes paluma. Keset tööd 2-3 ajal vaikselt voodis hakkab paluma presto, ja astus sellise tugeva palve sisse, ütles, ja ma hakkasin Iisraeli eest paluma. Ja ta ei olnud kunagi sellist asja kogenud. Mis asi see oli? See oli küpsus, millesse Jumal oli selle noore mehe toonud. Ja sa tead, paljud inimesed, ma tulin siia ja see mõte tuleb mul kogu aeg tagasi. Seal on paljud inimesed, keda Jumal on kutsunud, nad on kasvanud vaimulikult sellisesse kohta ja Jumal kutsub neid eespalvesse riigi eest, rahvaste eest, võib-olla sugulaste eest, võib-olla mingi muu olukorrast, võib-olla kogudusest ja see on siin sees, aga nad suruvad seda pidevalt alla ja nad otsivad selle asemel hoopis mingisugust muud lahendust, võib-olla televisioonist mõnda jutlustajat, kes räägiks jälle, kuidas olla kogu aeg rõõmus, mis on oluline, aga nad suruvad seda alla ja tead, nii kaua, kui nad sellele esile lase tulla, küpsus ei tule esile. Aga ma kuulsin täna 2 korral palvest tuli välja, et kõik, mis on sündinud Jumalast, võidab maailma. Ja seal on üks sünnitus, vaimus sünnitus, mis toob asjad esile. Ja miks on see oluline asi koguduses välja tuua? Sa kujutad ette, et Filemonile kirjas, Paulus kirjutab selle kirja vanglast. Ta istub kinni, ta vangistanud, seepärast see mees, nagu nad ütlevad, ta pöörab maailma teistpidi. Ta rajab kogudusi, ta kuulutab Kristust, tervenemised, tunnustajad, imedad, sünnivad vasakule paremale, mitte miski seda mees kinni ei hoia. Ta läheb, kurjad vaimud panevad jooksu, nõiad jäävad pimedaks, nagu ta on oht. Mida nad teevad? Nad panevad ta pokrisse, vangistame mehe. Ja Paulus kirjutab Filemonile, ma kirjutan sulle oma poja Onessimose pärast, kelle ma sünnitasin aelates ollen. See mees ei olnud ikka piiratud. Sa panid tal käed kinni, sa panid tal jalad kinni, sa tõstsid valvurid ukse ette, see mees on seal ja ta istub seal ja hakkab paluma. Jumal, ma toon sinu ette Onessimose. Ja palub läbi palves Onessimose elu. Ja mida ta ütleb tema kohta? Ma otsisin selle välja. Kuula, mida ta ütleb. Ma palun sind oma poja Onessimose pärast, kelle ma sünnitasin aelais olles. See ei ole naine, kes kirjutab, see on mees. Kes kord oli sinule kasutu, aga nüüd on sinule minule väga kasulik. Tema ma läkitan sulle tagasi, tema see on mu oma südame. Ta oli kasutu. Ma palusin tema selle asja läbi, ma sünnitasin, ta muutus kasulikuks. Mõtted poisil muutusid, noor mees, hoiakud muutusid, kõik selle mehe sees muutus. See mees ennem ei tahtnud teha Jumala tahet, nüüd ta hakkas tegema seda. Ja tead, seal on palju lapsevanemad, kes üritavad oma lapsele piibliga pähe panna nagu käi koos Jumalaga ja see laps teeb ainult läheb kaugemale. Oled sa näinud sellist asja? Mina olen näinud. Aga kui ema ja isa hakkavad seda tegema, Jumal hakkab liikuma. Isa, ma toon sinu ette oma tütre, ja ma ütlen, sa palud asju välja, mida sa eluilmas ei oleks teadnud. Sa palud mõned suhted minema, mida sa eluilmas ei oleks teadnud, et need seal on. Ja teate, mis ma panin endale vared märkmed vahepeal ette, aga Jumal on ustav, ma leian oma õiged märkmed ka ülesse. Halleluja, on nii. Halleluja, on nii. Halleluja. Tänu sulle, Jeesus. Vabandust, ma pean nüüd interneti järgi lükkama jälle. Vot see on nagu grüsiinlane, tead, vehin kätega kogu aeg. Ma sõitsime oma perega nõukogude ajal ühe auto taga. Ja no tol ajal ei olnud toonitud klaas, on ju. Ja siis, ja see mees, kes seal ees sõitis, see kogu aeg vähkis kätega. Ja meie seal taga sõidame, vaatame, mõtlen huvitav, et kuidas see auto tee peal sõidab, et see mees nagu roolist kinni ei hoiagi. Ja ma olin ka vahepeal siin niimoodi, et vahepeal lasin siit üle ja pumm, oli läinud. No nii, et see on tähtis tegelikult, et see kasv tuleb esile. On nii. Halleluja. Nii et kutsume esile asju. Kutsume esile. Ma jõuan nüüd oma teema juurde ka. Ma räägin korraks esile kutsumisest, kui pastor Ken ja Teni rajasid selle töö Paides seal, me saime usu teemat söögi alla, söögi peale.
ja ma mõtlesin tol hetkel raha on vaja. On sul olnud sellist aega, et kus sa mõtled raha võiks olla või võiks natuke rohkem olla? Ja kogu aeg on siin aeg, alati võib teda rohkem olla ja tegelikult koos olla võiks sinna sõna palju ka ette panna, et palju rohkem võiks olla. Ja tuleb ka, sest Jumal on ustav. Aamen, Jumal toob meile rikkalikult. Aga ma hakkasin ka tunnistama, noore mehen tead, siis on ikka see släng on osa nagu sinu kõnepruugist ja kuulutasin, pappi tuleb. Ja pappi tuleb, tänu Jumalale pappi tuleb. Ma kogu aeg rääkisin, keegi tuleb, kuidas on? Tänu Jumala pappi tuleb. Halleluja, pappi tuleb. Ja siis üks sõber, kes oli müügimees ühes asutuses, ütles, Veiko, mul on garaaži täis pappkaste kokku pressitud. Kas sa pappi tahad? Ma mõtlesin, kas on praegu paha nali või nagu, et mis värk toimub. Ütles, ei, ma ei tee nalja. Ma läksin siis vaatama seda, tegi garaaži ukse lahti. See oli sõna otses mõttes silmini pappkaste, kokku pressitud pappkaste täis. Ja ütlesin, ma mõtlesin su peale, et vaata, et sa ehitusega tegeled ja on vaja midagi kinni katta või kuskile, et pappi vaja. Ja päriselt ma sain selle garaaži täie pappi endale. Ja tead, ma ütlen, ma parandasin meelt, see oli eluks ajaks mulle õppetund. Sest Jumala sõna ütleb, ma olin kogu aeg kuulnud seda, et sulle saab see, mida sina ütled. Nii ma ei tuu ja sellest hetkest ma ei räägi enam ei nutsu, pappi ega plekki. Me sellised asju ma ka ei tunnista endale, ma räägin raha, ülekandeid. Ma saan aru, et ma tahan seda, et sa saad seda, mida sa ütled. Ja see on päris huvitav. Ja mina... No näed, papiks, aga mul oli 2 P-ga pappi nagu tuli. Ja et võt näed. Nii et me saame seda. Halleluja. Halleluja. Ma loen ühe kirjakoha. Ja nüüd ma lähen teema juurde. Mõni mõttes, et pole siiamaani sinna jõudnud. Tead, Jumal teab täpselt, mis inimeste sees on, Jumal teab täpselt, kes teised pole ekraani on, Jumal teab, näeb ette. Ja kui me räägime sellest, et me taotleme prohvetlikku kõne, siis prohvetlik on see, et Jumal, et me toome taevast alla see, mida Jumal just nüüd on tegemas. See ei ole vana juhtlus, mis tuli kunagi esile, see on just see. Teiseks, mida Jumal teab, ta teab täpselt, mis nädala 2 pärast meie elus on, mis poole aasta pärast on, ta teab täpselt ristteed, kus me seisame ülejärgmisel päeval, võib-olla ülejärgmine nädal. Seetõttu ta varustab meid aegselt ja toit on vastust sellele, kui Eelia sai nii-öelda nii araks tehtud, ta oli suurima võidu saanud ja ta tegelikult ta ütles, et peale seda, kui Isabelilt tuli tegelikult ähvarduskiri, Jumal tehku ükskõik mina, muutus väga vaimulikuks see naine järsku, et kui sulle pea jääb homseks otsa, eks ole, ja Piibel ütles, tal oli tahe surra, ta tahtis lõpetada ja ütles, Jumal mulle aitab, tõstan käed üles siia, ma jään, eks. Ja mis oli Jumala vastus? Jumal läkitas ingli, kokamüts peas, tuli ja hakkas küpsetama. Eelia piilub ühe silmaga. Ja ta tunneb toidu lõhna. Mõtleb, huvitav, siia on ka juba Esburgel pandud, kui igale poole panevad neid. Tunneb oma mõtteid, seal kujutleb ja järsku teeb silmad lahti, seal on ingel, pakub talle ühe koogi, sööb ära, mees on nii kapitaalselt väsinud selle surve pärast, magab edasi. Järsku Jumal seal äkki tõub uuesti, ütleb inglile, mine säti oma müts korda tagasi, mine küpsita uuesti üks kook, tuleb, läheb, küpsetab see ingel seal oma muffinit tead seal ja korraga Eelia tunneb. Ja siis ta tõuseb nagu multifilmides nagu nina. Niimoodi nina tõstab ta üles. Mul on kodus merisead ja sa tõstad kurgi ta ette, ta kaotab täielikult selle taju. Ta on peaaegu et igat poolt üle minema, ta ei tea, et seal all on nüüd tühi maa, kohe kukab, aga nina on väljas, lihtsalt kurk veab niimoodi. Ja Eeli oli enam-vähem samamoodi, ma kujutan ette. Teeb silmad lõpuks lahti, tead, teeb silmad lahti ja seal ta on, söö veel, sest sul on pikk tee ees. Ja ta sööb ära selle toidu ja kui ta selle on enda sisse võtnud, siis peale seda ta on võimeline edasi liikuma. Jumal teab täpselt, et meil on vaja edasi minna. Jumal teab täpselt, et meil on vaja jõuda kuhugi. Seetõttu ta annab meile söögi. See võib-olla mõtled, et see on ainult üks jutlus, lühikene jutlus. Aga tead, kui see jutlus läheb su sisse päriselt vaimu, selle varal sa paned tükk aega edasi. Seal on mõned jutlused, mida ma kuulan korduvalt üle, sellepärast need panid põlema midagi mu sees. Ja eriti, kui on mingi raskem aeg, ma panen uuesti need peale. See paneb nagu selline tikuga uuesti põlema selle, mis seal on. Nüüd apostel Paulus kirjutab Thessaloniklastele midagi huvitavat. 1. Thessalonika 2, 1-2. Teie ise teate, vennad, et meie tulek teie juurde ei ole olnud tühine,
vaid kuigi meie, nagu te teate, olime kannatanud Philippis ja saanud teotada, võtsime siiski oma Jumalas julguse kuulutada teile Jumala evangeeliumi suure võitlusega. Sa kujutad ette, seal ütleb, seal oli väline surve, neid mõnitati ja seal ütleb, et see tundus nagu, et tead, lõpetaks nagu ära, aga nad võtsid selle Jumalas julguse. Kus kohas oli sellist liiki julgus? See oli siin sees. Ma võtsin, ma ammutasin, ma tõmbasin selle enda seest välja. Nüüd, seesama mees Paulus kirjutab Efeslaste 6:10. Lõppeks mu vennad, Efeslaste 6:10. Saage vägevaks issandas ja ta tugevuse jõus. Ütleme koos, ma olen vägev. Issandas. Ma olen tugev tema tugevuse jõus. Sa tead sellest, kui me räägime, asjad muutuvad meile reaalseks. Inimesed räägivad sageli probleeme rohkem oma suuga välja, kui nad tunnistavad, mis siin sõnas kirjas on. Ma võin olla vägev Jumalas. Ma võin olla tugev temas. Pastor Ken räägib ühe näite, on meil rääkinud, et kuidas ta oli mingil ajaperioodi, minu meelest, kui ta oli veel piiblikoolis, ütles, et kuidas on võimalik, et kõik teised kuulevad Jumala häält, aga mina ei kuule. Ja kogu aeg rääkis seda enda kohta. Ja siis ta avastas, et ta ütleb kogu aeg oma suuga, et ma ei kuule Jumala häält. Ja ta tegi väikse korrektuuri. Ta ütles, et ma olen juhitud Jumala vaimust. Jumala vaim elab minu sees ja ta juhib mind. Ja niipea, kui ta neid sõnu hakkas rääkima, asi muutus selgeks. Ja vahel me räägime asju, mis tegelikult läheb vastuollu Jumala sõnaga. Aga sina ja mina, me kuuleme Jumala häält, sest me oleme tema omad. Ja ta vaim elab meie sees. Ja siin Living Bible ütleb, viimaks tahan teile meelde tuletada, et teie tugevus peab tulema issanda vägevast väest teie sees. Mulle meeldib see. Seal on vägi sinu ja minu sees ja Jumal tahab seda esile tuua. Tänu Jumalale. Ja igas elu olukorras see on seal olemas. See on olemas. Nüüd ma tahan rääkida korraks Taaveti elust. Sellest punktist, mitte kõigest, aga kui me ei jõua kõigest rääkida, see on väga rikkalik ja mahukas elu. Aga ühest momendist, Jeesus ütles ka Johannese 7. peatükis, et me saame püha vaimu ja ta tuleb voolama nagu jõgi meie seest välja. Ja ta on meie sees, meie kõhust hakkavad voolama elava veejõed. Ja ma tahan näidata midagi, mis toimus Taaveti eluga, kui püha vaimu vägi tuli selle mehe ellu. Kõik pöördus teistsuguseks. Ja meie elus on samamoodi, meie elu see kurss muutub täielikult sinna, kus Jumal tahab, et see voolab. Nüüd mõtle selle peale, ma loen ühe sõna, mis siin on kirjas, prohvet Naatan ütles seda Jumala vaimu õhutusel Taavetile ühel hetkel tema elus. See on 2 Saamueli 7:8. Nüüd see mees õppis käima koos Jumalaga. Sellest hetkest, kui ta õppis käima koos temaga, toimus midagi, ütleb 2 Saamueli 7:8. Ja nüüd ütle mu sulasele Taavetile nõnda. Nõnda ütleb vägede issand, ma olen sind võtnud karjamaalt, lammaste ja kitsede järelt, et sa oleksid vürstiks mu rahvale Iisraelile. Nüüd, sellest kohast Jumal toob ta sinna tagasi, ütleb, ma võtsin sind sealt ja tõin sind täna siia. Ta on kõva juht sel hetkel, aga ta ei tulnud sinna üleöö. Ta õppis midagi oma elus ja ta õppis koostööd tegema selle võidmisega, mis tema elus on. Ja meil on vaja õppida koostööd tegema selle võidmisega, mis on meie elus. Nüüd, me teame seda ma räägin natukene niimoodi, me teame seda lugu, kõik on lastetunnis kuulnud, igal pool kuulnud, see söögi alla, söögi peale, aga Jumal otsib endale kuningat. Teisisõnu, ta otsib endale, nagu me enne ütlesime, kedagi, kelle läbi ta saaks maa peal liikuda. Ja ta vaatab maa peale, vaatab ühte meest ja teist meest ja midagi leiab ta Taaveti südames. Milline see noormees on? Tõenäoliselt ta vaatas, kuidas ta lambaid hoidis. Mingi element oli, mis pani mõtlema Taaveti peale. Ja ta saadab prohvet Saamueli, läkitab sinna, mine ja võia see mees minule kuningaks. On nii. Nüüd, ja siin on ilus asi, paljudele tüdrukutele meeldiks see, ma lihtsalt loen siit. Taavet oli punapalgeline, ilusate silmade ja kauni välimusega, sa kujutad ette. Vot selline see Taavet teda leidis. Aga nüüd, kui ta võidmine oli tema peale tulnud, ütleb midagi väga huvitavat. Ütleb 16 peatükk, salm 13. Ütleb, Jehova vaim tuli võimsasti Taavete peale alates sellest päevast ja edaspidi.
aga sel hetkel, kui Jumala vaim tuli Taavete peale, toimus vaimumaailmas shift. Ta ütleb kohe peale seda, aga ta oli lahkunud Saulist. Nii et see tuli selle mehe peale. Nüüd Taavet on nüüd võitud, ta läheb karjamaale tagasi, aga nüüd ta avastab midagi tema elus. Jumal laseb tulla sinna, ütleb, karu tuli sinna karja kallale, lõvi tuleb sinna karjale, probleemid tulevad sinna. Ja niipea, kui need sinna tulevad, ta avastab, et tema sees tõuseb midagi esile. Mis asi see on? Võidmine. See võidmine tõuseb üles tema ja ta muutub väga sõjakaks järsku. Ta enam ei ole tavaline karjus, ta ütleb, ta läks järgi nende hundile karjale ja kui lammas oli tema käest, ta kiskus selle käest ära ja ta tümitas selle tüübi maha. Nüüd Lester Saamral, kes aastaid tagasi käis Eestimaal, ütles midagi lõpuaja koguduse kohta. Ütleb, kogudus peab olema sõjakas või militaarne. Ja tal on välja antud üks raamat, Militant Church. Ja ta ütleb, kogudus ei saavuta oma eesmärki enne, kui ta on jõudnud sinna. Ja see ei tähenda seda, et me võtame püssid ja mõõgad ja noad ja jooksame tänapäeval ja kisame sinna. See ei tähenda sellest, aga see räägib hoiakust meie vaimus. Ja see võidmine tuli esile. Kui see võidmine tuli esile, Taavet läks ja lihtsalt nii-öelda vallutas. Mitte ainult seda, et ta vallutas, aga ta lasi sellel võidmisel oma kõiki elualasid kujundada. Ehk tänases mõistes püha vaimul ta lasi püha vaimul tegutseda kõigil elualadel. Nüüd mõned inimesed, nad lasevad püha vaimul kogudusest tegutseda enda elus. Nad hüüavad halleluuja või brõselelelala kavalala. Ja see on okei, kui sa vaimus tehtud on ju. Aga kui nad lähevad tööle oma igapäeva otsuseid tegema, siis nad ei lase sellel võidmisel tegutseda. Apostlite teod 27 on apostel Paulus vangi võetud ja nad peavad minema laeva peale. Ja ta ütleb pealikule, ma tajun, teissõnu, ta nägi vaimus, et see sõit on probleemide rohke, kui me selle teeraja valime. Nüüd ütleb, et pealik usaldas rohkem tüürimeest, kui mida Paulus ütles. Teisisõnu ta lasi mõistusel otsustada, mitte võidmisel. Ja nad asusid teele selle järgi, mis tundus väga loogiline. Ja ütleb, et nad arvasid, nende teekond õnnestub. Kuni äkitselt tuli nurga tagant, ütleb kirdemaru. Ja mis toimus, et haaras nad kaasa ja viis nad täiesti mere peale. Nüüd Paulus nägi seda ette. See võidmine näitas talle asju ette. Ja tead, kui paljud inimesed ei lase sellel oma elus tegutseda. Asi tuleb mängu suhetes ja nad hakkavad käima. Aga see poiss meeldib, ta lihtsalt meeldib mulle. Ja Jumala vaim siin sees ütleb, ta ei ole see, ta ei ole see, ta ei ole see, ta ei ole see. Ja nad ikka suruvad edasi. Aga ta meeldib mulle, aga siin sees on, see ei ole see, mis toimub. Nad lasevad mõistusel otsustada, mida tegelikult see võidmine ütleb neile. Piibel ütleb 1. Johannese kirjas, 1. peatükis ja 2. räägib sellest, et see võidmine õpetab meid kõiges. See võidmine on seal olemas, see võidmine on antud meile. Nüüd Taavet oli õppinud sellel võidmisel tegutsema seal. Ja ma olen näinud seda, kuidas inimesed sõidavad üle sellest, lõpuks on suhetes, mis tegelikult toob ainult kaose nende ellu. Aga Jumal teadis. Mõned inimesed teevad tehinguid, ma ei tea, paigal tänapäeval on igasugune raha paigutus igale poole ja nad sõidavad üle sellest, aga numbrid ekraani peal näitavad seda. Aastaaruanne näitab seda. See on mõistlik sinna raha panna ja kui ta õhtul pika leidab, siin sees on rahutus, ebamugav. Mis asi see on? See on see Jumala vaimu võidmine. Ära pane raha sinna. Ma olen teinud kunagi otsused, mul olid inimesed tööl ja ma teadsin, et üks objekt, et ära võtta seda vastu, aga surve, meestel on palka vaja. Ja ma sõitsin üle sellest ja ma kannatasin terve aasta otsa selle pärast, sest ma olin vale otsuse teinud. Aga see võidmine minu sees tahtis juba ka sellel elualal tegutseda. Ja vahel inimesed on niimoodi, nad lasevad ühel alal tegutseda, võib-olla finantsalal nad ei lase tegutseda ja nad hoiavad kinni, sest nad on hirm. Kurat hoiab kinni meid, näiteks ma usun külvamise suhtes. Seal on vahel asjad, ma toon näite ja mul on nii palju näited tead elust. Ma räägin, mu naine oli beebi ootel tol ajal. Suur kõht oli. Ma ütlesin, nii suur kõht oli, et toime käru all. Nii suur oli. Aga pastorid said sel hetkel, pastorid said sel hetkel ühe kodu endale. Seal ei olnud neil küttekeha normaalselt. Ja ma otsustasin, et ma õnnistan neid, kuna ma oskasin ehitada sellega, et ma ehitan neile kamina sinna koju.
ja mul oli tegelikult tol hetkel, oli krooni aeg, mul oli metsik võlg, minu jaoks metsik võlg maksuameti silmis, nagu ma mõtlesin, ma ei tea taeval, kuidas ma selle ära maksan. Aga mu sees oli õhutus ja tööd nagunii ei olnud, see talvine aeg ja ma mõtlesin, ma lähen teen ja ehitan selle kamina neile. Tegin seda mõnda aega ja siis tuli üks naaber ja küsib, et tere, millega te toimetate siin? Aha, jah. Ja siis pakuti tööd. Okei, võtsime selle töö vastu, aga see töö meeldis. Ja siis ütles, et kuule, tead, mul on veel üks tuttav, kes tahab tööd. Ja siis ta läks ja avanes teine uks. Lõpuks oli see, et me saime riigi objektidele juba ligi, aga see läks lahti sellepärast, et ma läksin ja panin käe külge õhutusele, et hakata pastorile midagi tegema ja õnnistama oma pastorit. Jumal avas ühe ukse, teise ukse järgi. Lõpuks oli niimoodi, et ma pidin FIES kasvama välja ja hakkama lihtsalt oma ettevõtte juba tegema ja siis inimesi tööle võtma. Ja see läks sellepärast, et ma kuskil üksi tegin ja toksisin seal ja ma külvasin. Ja tead, see on samamoodi. Õhutus tuli selle jaoks, et teha midagi. Ja vahel inimesed, ma olen märganud seda valdkonda just eriti, Jumala õhutus või võidmine tuleb, et läbi murda, Jumal ütleb, tee midagi. Ja hirm võtab üle nagu, kuidas, mida, ja tegelikult uks jääb kinni. Aga see hirm lõikab sellest, hoiab tagasi. Vahel on mingi teine asi. Aga Taavet õppis, et lasta sellel võidmisel kõigil elualadel tegutseda. Ja see oli põhjus, miks ta jõudis, kuhu ta jõudis. Nüüd me teame, et tema elus üks ala, kus kohas ta lasi sellel võidmisel tegutseda, oli pillimäng, ta oli muusik. Ja ta lasi sellel tegutseda niimoodi, et ta õppis, temast sai väga hea muusika. Nüüd Saul, Piibel ütleb, et Saul oli nii-öelda kurjast vaimust vaevatud. Piibel ütleb, ta märatses, selle mehel tulid vihaood peale, loopis kodus kõlareid ei olnud tal ajal, mida iganes võttis, loopis seal, laamendas ja sulasid ütlesid, kuule, et me anname sulle natuke nõu, et oleks vaja üks hea muusik leida, mängib sul vähemalt seal ühes turvalises nurgas, siis on rahuned maha ehk. Ja leiavad mehed, otsivad ja leiavad Taaveti. Ja nüüd ma loen sulle. Milline oli Taaveti reputatsioon noorte keskel? Kuula nüüd. Ja see on 16. peatükk, salm 18. Ja üks noortest meestest kostis ning ütles, vaata, ma olen näinud betlemlase Iisai poega, kes oskab mängida. Ta ütleb, et sest nad otsisid muusikut, aga kuula nüüd. Ta lasi sellel võidmisel oma elus tegutseda. Ta on vapper kangelane, ta on sõjamees, ta on osav sõnas ja ta on nägus mees ja Jumal on temaga. Kui ta oleks olnud negatiivne mees, Jumal ei oleks olnud temaga. Ma kujutan ette, et need kutid olid seal mäe peal, tol ajal telekat ei olnud. Ja nad ootasid, võib-olla mõni meelitas ise selle karu või lõvi sinna. Tahtsid näha, kuidas Taavet kaklema läheb nendega. Ja istuvad seal mäe peal ja vaatavad ülevalt alla, tead. Ja kuulevad, okei, karu möörgab näljane, tead seal. Tuleb sinna ja värsko vaatavad, Taavet viskab oma arfi nurgaka, vilevili nurka, mobla nurka, tead. Ütleb, tule siia, poiss. Ja järsku ütleb, Jumal, ma tänan sind, sa oled minuga. Täna ma sain jälle võidu ja ta tormab talle kallale ja kutid on mäe peal. Go, Taavet, go. Sellepärast, et see võidmine oli, kuidas nad olid näinud seda. Ja nüüd kujutad ette, midagi toimub, mida ta ei lasknud ainult muusikuna ennast mõjutada Jumala vaimul, aga ühel dimensioonil, mis sai arendatud selle tee, oli vaimumaailma dimensioon. Ja siin ütleb 17 peatükk, see oli teine, mul on nii palju märkmeid ja ma olen täna nagunii nad sassi rääkinud, vahet pole. Ja siin on häid märkmeid ja nii kuule. Nii. Me teame, et ta võtab vahepeal koljati maha, eks ole. Nii, ja vahepeal ta siin saab, jah. Aga põhimõtteliselt me teame seda, kui Taavet võttis pilli, siis vaimusfääris toimus mingi shift. See oleks nagu saaks tule põlema pannud. Pimedus kadus minema, rahu tuli asemele. Nüüd, kuidas ta saavutas sellise dimensiooni? Vahel inimesed tahavad kogudusse tulla, nad on nädala keskel. Ma tean ühte tüüpi, kes nädala keskel mängib kõrtsibändis. Ma tean, enam võib-olla mitte, mängis. Ja pühapäeval tahab olla ülistuses. Ja inimesed ootavad, et Jumala osadus tuleks sellesse kogudusse. Tõenäoliselt ei tule. Nii kaua kui see mees, väga oluline figuur selles bändis kõrtsis mängib.
inimesed tantsivad, amelevad seal, ta teeb muusikat neile ja siis ta tuleb pühapäeval koosolekule, tuleb ju teha kuskil, tuleb teenida. Taavet ei olnud selline mees. Jumal oli koos temaga, Taavet oli väga pühendunud mees ja kui seal oli väljakutse, ta läks ja ründas seda väljakutset. Nüüd ta tõi selle enda muusika sisse. Ta oli kompromissitu, oli järeleandmatu, pühendunud, ta hoidis oma isa karja, ta oli väga hoolas nendega, ta teadis, kus ta peab olema. Isegi kui ta läks rindejoonel, ta jähtis lambad hoida sinna, ta ei olnud umbes okei, karulas käib külas vahepeal tagasi, 2 tükki jääb järge. Ei, ta jättis valvuri sinna. Ja nüüd, kui see mees tuli pilli taha, ma olen kindel, et talle öeldi, kuule, et meil on väike probleem siin, et mitte ainult, et kuningas otsib ühte muusikut, et kas sa saaksid tulla, Taavet ütleb, hea tulen ja siis kui ütleb, seal on üks väike lisaasi veel, millest nagu kohe ei rääkinud, ta kipub märatsema vahepeal ja oodatakse, et kui sina mängid, ta maha rahuneks. Midagi uut. Ma kütan ette, kuidas Taavet mõtleb, okei, Jumal, ma tänan sind. Niipea, kui ma käed panen pilli peale, sinu võidmine tuleb kohale. Ja nii kui ta mängima hakkas, atmosfäär muutus. Atmosfäär muutus. Ja sa kujutad ette, mis toimub ülistuses, kui need inimesed, kes on ülistusgrupis muusikud, nad pressivad oma elus läbi. Ei tähenda, tuli finantsrünnak, nad suruvad läbi. Tuleb mingisugune, ma ei tea, ahastus, nad suruvad läbi. Tead, mingisugune masendus üritab tulla, nad suruvad läbi. Tead, haigus tuleb, nad suruvad läbi, nad saavad terveks. Mingi muu asi tuleb, nad suruvad läbi ja nad võidavad. Ja niipea, kui nad tulevad pühapäeval kogudusse, pilli puudutavad, sa tunned, vägi on selles kohas. Vägi on selles kohas. Ja see oli üks ala, kus kohas ta nii-öelda oli edukas. Nüüd, 1. Saamueli 18.5 ütleb midagi. Ja Taavet läks välja ja oli edukas kõikjal, kuhu Saul teda läkitas. Saul pani tema sõjameeste üle ja see meeldis kogu rahvale. Kujutad ette, see võidmine mõjutas kõiki tema elualasid. Ta oli õppinud koostööd tegema. Ta pandi nüüd armee üle. Väga huvitav. Ma olen vahepeal karjane. CV näita ette. Lammaste karjane, muusik. Järgmine on nagu sõjaväeüksuse juht, nagu mõtled, et mis on vahepeal toimunud on. Ja see oli Taaveti CV, aga ta lihtsalt ülendati sinna ja järsku kõik armee, kõik väljaõppinud, treenitud mehed, kui see tegelikult, kui räägib sellest ajast, kui Sauli armeest tulid inimesed, tulid siis Taaveti armeesse aastad hiljem, see ütleb, nad olid osavad vasaku käega, parema käega, seal olid täielikult profid, nüüd Taavet pandi nende üle. Seepärast, et Saul sai aru, et seal on midagi selle mehe elus. Nüüd see mees muutub ainult üha edukamaks ja edukamaks, kuni järsku toimus üks järsk muutus tema elus. Nüüd ta on niivõrd edukas, et kuulasin 1. Saamueli 18.6.7, temast hakatakse laule kirjutama. Spotify on täis. Number 1 laul Taavetist. Ja milline on laul? Ma kujutan ette, väiksed riilsid ja videod tulevad punapalgelisest ilusast Taavetist ja kõik tüdrukud juba unistavad teismelistel, neil on need pildid seina peal, ema teeb ukse lahti ja vaatab täis kleebitud Taavet igal pool, kuskil on ta lammastega karjase käpp kees, siis teinekord on ta arfiga seal, tal on igal pool nagu täis, siis on armee ees seal niimoodi, igasuguseid pilte, kõik tüdrukud unistavad Taavetist, et saaks me ometi abielluda. Taavet. Nad näevad unes juba, nad on nagu Taavet ja kõik panevad oma lastele nimeks Iisraelis Taavetit. Ämmaemandad küsivad, kuidas teie pojakese nimi on? Taavet ja teie pojakese Taavet ja teie ka Taavet. Kõik on Taavetist, ta on nii megapopulaarne järsku kogu ühiskonnas. Laulud tehakse temast ja üks laul, mida ma ei laula teile. Naised laulsid siin. Oli see? Ja ma nüüd korrata nagu laulu peal on ju. 1. Saamueli 18.6.7 ja kui nad olid tulemas, ta tuleb jälle lahingust, siis kui Taavet pöördus tagasi Vilisti löömast, läksid naised kõigist Iisraeli linnadest lauldes ja tantsides kuningas Saulile vastu, olles rõõmsad. Ja tead, see ei olnud vaikne selline. Taavet, see ei olnud midagi taolit. Ei olnud. Neil oli beatbox seal. Ja seal oli nagu õntsa. Ma kujutan ette, et mõned tüübid istusid seal kahoniks, võeti kartuli vast. Kas nad kartulit üldse sõid, ma ei tea. Okei, viinamarja kast hüpati, kõmm. Ja see tümps käib, sa kuuled kaugele, tümps käib enam. Ja Taavet tuleb seal, jõuab, kuuleb, mida tümpsule ligi on, et mis nüüd toimub. Ja laul on selline, naised tantsivad ka, sa kujutad ette, seal käib selline möll käib, tümps. Simblid, kõik trummid on kohal,
ja ütleb, naised tantsivad, naised olid, inglise keeles ütleb, olid rõõmsad ja laulsid vastastikku ning ütlesid, Saul lõi maha oma 1000, aga Taavet oma 10 000. No see on hittlugu, see on Spotify kõige topim lugu, kõik kuulevad, noored teevad neid postitusi, motivatsioonivideosid seal jõusaalis, kõik ja see lugu on taustaks alati, kui sa keerad nagu Spotify lahti teed, on ju, ja jälle see tuleb seal ja see on, et Saul lõi maha 1000, Taavet oma 10 000 ja see on igal pool, nagu see on släng, anekdoote räägitakse, see on kõik nii populaarne, aga väike aga juhtus sellega. Kui kuningas Saul kuulis ka seda laulu, ta ei olnud ainus, tuleb ka algul selle ja siis hakkab sõnu kuulama. See on nagu mõned inimesed kuulavad ka autos nagu jällegi on tühjad pihud. Algul on nagu lahe, pea käib kaasa, sa hakkad mõtlema. Jälle taskud tühjad. On küll. Nädal aega, kui laulan seda laulu, pole ime, et mul taskud tühjad on. Ja siis hakkas lõpuks nagu süvenema ja ei me ette tea, mis elu meil tuua. Pole ime, et sa ei tea, sellest laulad sellised laule kogu aeg, mida elu sulle ette võib tuua. Jumal tahab, et sa tead, mida tema elu veel ette teeb. Vot kus muusika, vot siin on nii palju muusikat, kui võttis mul ka laulu lahti. Aga Saul saab, nagu ütleme, mõned ütlevad, sigavihaseks selle teema peale. Seepärast hakkas kartma oma kuningriigi ja valitsuse pärast. Ja siis ta ütleb siin, 1. Saamul 18, 8, 9. Siis Sauli viha süttis väga põlema, sest seesugune kõne oli ta meelest paha ja ta ütles Taavetele, nad annavad 10 000, aga minule annavad 1000. Nüüd puudub tal veel ainult kuningriik. Saul hakkas vaatama kõõrdi Taavetele alates sellest päevast ja edaspidi. Ja nüüd hakkab kamm pihta. Sa näed, kui oluline on paluda ka valitsuse eest. See on mees on valitsuses, sinnamaani täitsa okei mees, aga midagi tema sees muutub. Nüüd selle asemel, et tuua ta enda kõrvale ja aidata koos edasi minna ja ehitada Jumala kuningriiki, ta peab kogu oma eluenergia, et seda materdada teda maha tasa. Nüüd me teame, et Taavet põgeneb täiega oma elu eest. Enam ei ole niimoodi kõik kena ja ta põgeneb 1. Saamul 21.16 ütleb, et ta põgeneb ka vaenlaste juurde sisuliselt. Ütleb, aga Aakisele ütlesid tema sulased, eks see ole Taavet maa kuningas. Ta põgeneb teise kohta üldse, teise piirkonda. Ja kujutad ette, nüüd ma loen sellest pressist, mis tema peal on. Tulla sellisest võidu ja populaarsuse kohast ja kukkuda kuhu. See nagu toimus suht kiiresti tal. Ta ütleb, eks see ole Taavet maa kuningas, eks see ole tema, kellest nad tantsides vastastikud laulsid. See lugu on ka seal riigis väga popiks saanud juba. Kõik kuulevad ja kui need mehed ka hakkavad laulma, ütlevad, Saul lõi maha 1000, aga Taavet oma 10 000. Taavet võttis need sõnad südamesse ja kartis väga Kati kuningat Aakist. Ja vaata, ta tegi ennast nende silmis rumalaks ja käitus hullumeelsena nende käes, tegi märke väravate peale ja laskis ilahabemesse voolata. Nüüd, see on see megapopulaarne mees. Millal sa viimati võtsid huulepulga välja ja ma ei tea, hakkasid mööda seal lifti seinte peale nagu? Pinge on niivõrd tugev lihtsalt. Või ma ei tea, midagi napakat, panid salli ümber kaela või panid tagurpidi, et mängid hull, noh. Nagu Eesti klassikas ja siin me oleme, et see mees on hull. Aga see mees tegi seda. Ta oma elu pärast oli sellise surve all, et ta mängis hullu, et lihtsalt pääseda minema. Ja ta sai selle teatritükiga väga hästi hakkama. Sellepärast vaata, kuningas vastab oma sulastele nüüd. Ta vaatab binokliga seal oma aiast. Jälgib Taavetit, vaatab sealt igasugustest anduritest, need on moodne, tal on igal pool need kaamerad, vaatab siit täpist. Kui Kati kuningas vaatab need nurga pealt, iga külje pealt näeb Taavetit ja siis teeb järelduse ja ütleb oma sulastele. Siis ütles Aakis oma sulastele, vaatate, näete, et mees on hull. Nõukogu on kokku tulnud, mees on hull. Mis pärast toote teda minu juurde? Kas mul on puudus hulludest, et tõite mulle selle minu juurde hullu tempe tegema? Kas niisugune peaks tulema mu kotta? Ja sisuliselt nad ajasid ta minema. Ja see järgmine peatükk ütleb 1. Saamul 22.1-2 ja Taavet läks sealt ära ning pääse sa tulla Mikoopasse. Ja tema vennad ja kogu ta isa pere, kui nad sellest kuulsid, läksid nad sinna alla tema juurde. Ja ta juurde kogunesid kõik, kel oli kitsas käes
kel olid võlausaldaja, kes oli hinges kibestunud ja ta sai nende pealikuks, tema juures oli ligi 400 meest. Sa kujutad ette, ta on nüüd seal ja jõudnud Adullami koopasse, aga midagi toimus selle teekonna peal ja see on mu tänase selle jutluse point. Midagi toimus selle tee peal ja see on kirjas laulude raamatus, mis toimus ja see on laul 34. Ja enne kui ma loen laul 34, ütlen seda veel. 1. Saamuli 16.13 ütles, Jehova vaim tuli võimsasti Taavete peale alates sellest päevast ja edaspidi. Nüüd, see võidmine on tema elus siiski, isegi kui ta ajab ila suust välja ja mängib, et ta on hull. See võidmine on sealt, sest Jumal on ikka kohal. Nüüd on midagi, tal on vaja teha. Tal on vaja nüüd, kui ta pääses sealt linnast välja või sellest piirkonnast välja, ta käivitab selle uuesti, mis oli tema peal ja kuidas ta selle tööle paneb enda jaoks. Ma loen laul 34.1. Taaveti laul, kui ta teeskles hullumeelsust Abimelekes ja see tema ära ajas ja ta läks oma teed. Nüüd see mees ei hakka kritiseerima, ei hakka Sauli taga rääkima. See mees käivitab võidmise, mis on tema vaimu pandud. Ja ma tahan, et me saaks sellele pihta, mis siin on kirjas. Ma tänan Jehovat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus. Ta hakkab tänuga pihta, ta astub välja sellest kohast. Ma loen selle. Jehovas kiitleb mu hing, viletsad kuulevad ja rõõmustavad. Ülistage Jehovat ühes minuga ja tõskem üheskoos kõrgeks tema nimi. Ja ta sammub ja ta ei tea veel, kuhu ta läheb. Lihtsalt liigub. Ma otsisin Jehovat ja tema vastas mulle ning tõmbas mind välja kõigist mu hädaohtudest. Kes tema poole säravad rõõmust, nende nägu ei tarvitse punastada. See mees võib-olla pühib ila ära siit näo pealt. Teeb näo puhtaks ja ta ütleb, Jumal, ma vaatan sinu poole ja ma säran rõõmust. Ta allutab täiesti oma emotsioonid ja tunded sellele võidmisele. Sõnade läbi, mis tuleb tema suust välja. Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust, nende nägu ei tarvitse punastada. Siin see hädaline hüüdis Jehova kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikust. Ütleme koos kõigest. Amen, kõigest. Ja vaata, mida ta hakkab kuulutama oma elu ümber. Jehova ingel on leerina nende ümber, kes kardavad ja ta vabastab nad. Ta räägib seda sel hetkel, kui ta astub mööda seda teed, ta liigub edasi ja see mees tuleb kuskilt välja. Maitske ja vaadake, et Jehova on hea. Ja see on, kuidas ta astus selle maitsmise sisse. See on, kuidas ta astus kogemuslikult selle sisse. Ta hakkas rääkima seda. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Kartke Jehovat teie tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole milleski puudus. Ta ei tea, kuhu ta läheb. Aga ta hakkab kuulutama oma elu üle. Mul ei ole kohast paika, mul ei ole puudus selles kohas, kuhu ma pean jõudma. Ta läheb ja ta ikka siin üleval katusel, ta ei tea, kus ma täna öösel magan, mida ma homme söön, kes mu kõrvale tulevad. Ta ei tea mitte midagi sellest, tal puudub see info. Aga ta läheb edasi ja ta ütleb, mul ei ole puudust mitte milleski, sest ma kardan Jumalat ja ma kiidan teda. Miks? Sest ta surub läbi seda. Oma vaimuga ta surub läbi seda. Ja ta ütleb, hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast, tee head, otsi rahu, nõua seda taga. Jehova silmad on õigete poole, tema kõrvad nende happi hüüdmise poole. Jehova pale on paha tegijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus. Ta lausa profeteerib rohkem. Õiged kisendavad Jehova kuuleb ning tõmbab nad välja kõigest nende kitsikusest. Ta profeteerib üle enda. Ta ütleb, ta tõmbab välja mind. Ta tõmbab mind välja sellest august. Ma säran rõõmust, aga ta tõmbab mind välja sellest august. Jehova on ligi neil, kes murtud on südamelt ja päästab need, kel on rõhutud vaim. Tal on see rõhutud vaim. Sel hetkel just on. Ja ta ütleb, Jumal tõmbab mind välja. Ta ei näe ennast nii selle rõhumise all. Ta näeb ennast tulevikus. Ja ta annab hääle sellele, mida ta näeb enda sees tuleviku suhtes.
õiget tabab palju õnnetusi, aga Jehova tõmbab tema neist kõigest välja. Nii et kui sind peaks tabama õnnetused, ütle, Jumal tõmbab mind välja. Kui sul on üürid maksta, Jumal tõmbab mind välja. Kui sul on laen maksta, Jumal tõmbab mind välja. Kui sul ei ole abikaasat, Jumal tõmbab mind välja. Ta toob mu kõrvale õige inimese. Ma elan õige õnnelikku elu maa peal. Kuuluta, ütle välja, astu selle koha peale, ütle, ma näen oma elu ilusana. Minu elu on õnnelik elu, mul on naeratus näol, mul on lapsed, nad sünnivad, mul on lapsed, ma olen jõukas, ma olen rikas, sellepärast Jeesus läks risti peale, ta oli rikas, ta sai vaeseks, et mina tema vaesust saaksin rikkaks, ma olen tema pärast rikkaks, see on Jehova õnnistus, mis teeb rikkaks, minu vaev ei lisa midagi juurde, ma murran läbi, ma jõuan teisele poole, minu elu muutub ja see saab avalikuks. Amen, see saab avalikuks. Halleluuja. Ta hoiab kõiki mu luid konte, nagu ütled, et eesti keel on. Halleluuja, kas palk või palk on? Ta hoiab kõiki tema luid konte, ükski neist ei murdu. Kujutad ette, ta profeteerib ette oma ihu kohta asju. Kurjus surma põele ja need, kes vihkavad õiget, saavad süüalusteks. Jehova lunastab oma sulast hinges süüalusteks, ei saa ükski, kes tema juures pelgupaika otsab. Viimased sõnad ütleb ta, ükski ei saa, kes tema juures pelgupaika otsab ja teekond lõpeb ja ta vaatab. Tullami koobas. Siia ma jään, mis on võrdpilt Kristusest. Sellepärast, et ta räägib esimese Korintuse kirjast, et räägib kaljust kui võrdkuju Kristusest. Ta jõuab sinna ja tead, tema elus on midagi toimunud. Ta oli ennem edukas, see võidmine tegutses tema elus, lastes mõjutada kõiki elualasid ja ta oli individuaalselt edukas. Nüüd ta selle teekonna peal, ta on käivitanud võidmise ja see võidmine enam ei ole temale, see on määratud paljunema. Ja ma usun, et see on siin, mis juhtub selles koguduses. Et ma usun, et see on see, mis juhtub selles kojas. Ja sa näed, mis juhtus Adullami koopas? Ja tema juurde tulid inimesed raskustes. On nii. Ja ma loen uuesti. Ja Taavet läks välja ja pääses Adullami koopasse. Kui tema vennad, ja seal on rõõmus Taavet nüüd. Seepärast oli rõõmu sisse tulnud ja teab, inglid on minuga, ma olen Jumala kaitse all ja järsku hakkab vaatama. Ma nüüd märkas, ta ütles, inglid olid väljas ja nüüd midagi hakkab vaimumaailmas toimuma. Ja see, mis vaimumaailmas toimuma hakkab, Jumal hakkab tooma inimesi tema tee peale. Ja see võidmine, millest ta oli ise isiklikult läbi murdnud, nüüd see pillab nende meeste peale. Ja kui sa loed Taavet elu, sa näed, Taavet oli ümbritsetud kangelastest. Need mehed olid crazy, Rambo ei tulnud ligi lähedaselegi, millega või Bruce Lee, millega need mehed olid võimelised tegelema. Need mehed olid vägevad, piibel ütleb ühel päeval, Taavet oli kohe ühe kangelasega neist, ütleb, vilistid tulid Iisraeli kannale, rahvas põgenes minema ja Taavet ise oli eeskuju, jäi seisma sinna, panid seljad vastamisi, ütles, nüüd hakkame pihta, 2 meest terve armee vastu, täiesti otsustasid, nagu ma ennem lugesin Pauluse kohta, ammutasid selle jõu enda seest. Nüüd see, mis oli Taaveti peal, kandus pumdi üle selle mehe peale. Nüüd nad on koos, hakkavad võitlema ja Jumal vaatas seda, Jumal vajab julgust, et võidmine tuleks kohale ja Jumal hakkas liikuma, ütles ja nad võitsid, Jehova andis sel päeval Iisraelile suure võidu ja ülejäänud rahvas tuli järgi. 2 meest. Vahel me vaatame, et see peab suur rahvas olema. Seal on vaja 2 meest, või 2 naist, kes on julged, panevad oma jala maa peale, ütlevad, mina sellest paigast liigu enne, kui ma olen kätte saanud, mida Jumal on minule rääkinud. Ma saan kätte selle. Piibel ütleb, need olid hommikumaale, need, kes tulid, olid targad, on nii? Targad. Miks nad olid targad? Nad tulid selle beebi juurde, jõulud tulevad varsti, jõulujutlus ka ruttu peale. See on 3 ühest, nagu tänapäeval moes kõik, lähed ostad šampooni ja saad kõik 3 ühest. Jah, igatahes. Ja need tulevad sinna, põlvede peale kummardavad. Väikest beebit ütleb, kus on sündinud juutide kuningas. Nad vaatasid väikest beebit alles alguses ja nad tundsid ära, siin on midagi vägevat ja võimast. Ja see Jumal ütles nende kohta, targad ja nad avasid ressursid. Tead, mitte iga inimene ei taba alati ära, kus Jumal on midagi tegemas. Ja seal on inimesed, kes tulevad kohta ja Jumal on tegemas asju, tunnevad ära sellest lõhnast. Jumal on siin midagi tegemas. Palju teil vaja on? 100 000, ma kannan selle teie kontole.
ja sa näed, sellised asjad hakkavad juhtuma lihtsalt. Miks seepärast nad tunnevad ära, nad on targad ja need mehed ei tulnud sealt kohal, nad ei olnud kohalikud mehed. Nad tulid väljaspoolt ja nad tundsid, nad nägid tähte, nad nägid sõna. Nad said aru, kus kohas Jumal on liikumas ja Jumal oli juba nad üles õhutanud. Minge sinna, jah, seal on väike töö, jah, see on alles alguses, aga vaata ressursid, minge vabastage sinna ja nad läksid. Jumal nägi ette ja ta juba informeeris, varustas. Ta teadis, et Herodes seal üleval hakkab katus sellel mehel sõitma ja ta varustas neid enne, kui nad pidid Egiptusesse minema. Oli nii? Ja ta ütles, minge, põgenege Egiptusesse, ütles Joosepile öösel unes, sest Herodes hakkab otsima poissi. Ta teadis, see mõte ei olnud tal veel peas. Ta nägi vaimu maailmas, Jumal on vaim, ta nägi, see mõte jõuab põmm, ja kui see Herodeseni jõuab, ta hakkab reageerima. Nüüd, aga nad olid juba välja läinud. Ja nüüd, kui Herodes hakkab tegutsema, nad on juba väljas. See on meie Jumal. Ta näeb ette, ta varustab, ta teab, mis on tulemas. Ta teab, mis on tulemas. Enne kui COVID tuli, ma ei teadnud, et see tuleb täpselt, aga ühte asja ma teadsin, ma ei tohi, ma pean olema väga ettevaatlik 2 aastat enne vaatama, kuhu mu rahad lähevad ja mitte ennast kinni kiilume kuhugi finantslikult. Ja tead, mis minul läks suhteliselt kergelt see mööda, sest ma järgisin seda õhutust. Ja pastor Ken pidevalt 2 aastat järjest õhutus. Vaadake, kuhu teie rahad lähevad, et mul on see õhutus. Need, kes võtsid kuulda, need võtsid kuulda. Need, kes ei võtnud kuulda, need ei võtnud kuulda. Aga tead, see on tähtis, et me õpime kuulama Jumala häält. Nii et ma tahan julgustada selle võidmisega. Järgi seda võidmist, mis meie sees on. Ma räägin natukene paar näidet veel sellest võidmisest. Ma tean ühte naisterahvast, kelle poeg, üks töötegija, poeg sai autoavariis rängalt surma. Ja loomulikult see ootamatult lihtsalt juhtus see. Ja see võttis nagu loomulikult talle igasuguse tuju ära. Aga õhtuti, kui see naine heitis magama, püha vaim tema sees tuletas meelde laulu. Ja ta laulis ühte laulu rõõmust ja sümises. Sest Johannese 14.26 ütleb, aga trööstja, ta on trööstja, püha vaim, kelle minu isa läkitab minu nimel, see õpetab teile kõik ja tuletab meelde kõik, mis mina olen öelnud. Ja see oli üks laul, üks trööstiv laul, mida ta oli aastaid tagasi kuulnud. Nii et see on oluline, et me laseme püha vaimu tegevuse mitte ainult koguduses toimetada, vaid igale elualale ja me avastame, et see on hämmastav, kui Jumal võib meie elu viia ja kellega ta võib meid kokku tuua. Üks teine näide, ma rääkisin ühe inimesega, kes oli ühes koguduses, ta mees lahkus, aastaid tagasi oli see ja see mees oli mingil hetkel teinud otsuse, et anda elu Jumalale, aga ta ei käinud aktiivselt koguduses. Nüüd see mees oli lahkunud ja see naine ei teadnud, kas ta mees on Jumala juures või mitte ja see vaevas teda, see aegalt tuli talle nagu meelde. Ja seal ta on ühel päeval ühes koosolek, kusjuures oli ühes baptisti koguduses ja ta tahab, enne kui nad laulma hakkavad, mõtleb ta, et ta annab selle lauluraamatu, oli neil seal, annan lauluraamatu selja taga ühele külalisele. Ja siis see külane ütleb, no. See inimene oli välismaalt. Ta ei saanud aru, mis siin kirjas on. Nüüd ülistus läheb lahti, kõik laulavad sealt lauluraamatust ilusasti, aga see mees tema selja taga on püha vaimuga täidetud. Ja ta ei oska seda keelt, ta ei saa aru ja ta tõstab käed koos teistega laulab ja korraga hakkab eesti keeles laulma, kallis tütar, ära muretse, ütles selle mehe nime, ta on minu juures ja kordas seda sama fraasi. Laulis tema selja taga teistes keeltes niimoodi ja see mees ei teadnud, et ta laulab eesti keeles. Ja see naine ütles, ta oli nädal aega Jumala osadus, lihtsalt seal ta seisab ja teab, et issand ütles talle, mees on siin. See, kui me laseme Jumala vaimul voolata enda elu läbi, see toob meile varustust. Selle sees on varustus, Jumala varustus. Ma sõitsin ühel päeval, sellest on mõnda aega mööda, asusin teel Tallinnasse kusjuures ja ma sain kõne ja üks inimene meie kogudusest helistas mulle ja ütles, et kas sa saaksid kiiresti tulla, et mul on pool nägu ära vajunud. Lihtsalt keset päeva. Teised inimesed tema kõrvale ütlevad, tuleb kiirabi kohe kutsuda. Ta ütles, et enne kui kiirabi kutsun, ma tahan, et ma kohale jõuan. Et ta ei kutsu enne kiirabi.
ma ütlesin, et ma pööran kohe otsa ringi, ma tulen tagasi, õnneks ma ei olnud Paidest väga palju kaugele jõudnud ja ma pöörasin otsa ringi autoga ja ma hakkasin palvetama teistes keeltes. Nii-öelda ma käivitasin, aktiviseerisin selle võidmise, mis on minu sees, nagu meie kõigi sees. Ja ma hakkasin paluma vaikselt, sõites Paidesse tagasi. Ja need keeled muutusid. Need muutusid ja nad hakkasid kandma militaarset häält. Ja see muutus selliseks umbes. Kresdo komba adze kita kuga atsa. Lekre bendu gudza akaraba. Jakaba zugulu. Ja järsku selline püha viha tõusis mu sees üles. Ma ütlesin, kurat, sa ainult jää mulle ette, ma lajatan sulle. See oli selline tunne mu sees, tead. Ja tead, ma olin täis pühapäev, ma loen selle ja kirjakoha ka. Jeremiia 23:20 ütleb, Jehova piha ei pöördu enne, kui ta on teoks teinud ja korda saatnud oma südames soovid. Ja tead, see oli püha viha, mis mu sees oli. Ma ütlesin, mis asja, kurat, sa oled noore inimese kallale sellisel viisil. Ma lendasin sinna, kiirust ei tohtinud ületada, mu sees oli selline, kui oleks tohiks, ma vajutaks. Aga vaimus ma olin, ainult oota, ma jõuan tuppa, sa saad. Ja ma tormasin sinna tuppa, pim-pomm ja seal ta on. Nägu viltu, ma ütlen, Jeesuse nimel, käi minema. Lihtsalt mitte siit peast, vaid enda seest. Ma ütlesin, head aega, ma olen tagasi. Ja ma sõitsin minema ja siis tuleb kõne, korras on. Nägu läks tagasi. Läks tagasi. Selles mõttes see võidmine meie sees, see kannab parustust. Ja vahel, kui me palume teistes keetes, see mitte ei tule ainult. Seepärast ma räägin, see ei ole ainult Cobretike le Bordeaux. Ja me pole õppinud kasutama seda. Seal tuleb teinekord, sa võib-olla hakkad mõne itaalasest paluma, nagu mul vahel juhtub. Ja see keel muutub täiesti itaalia keelseks. Ühel korral ma olin palve koosolekul, keel muutus hispaania keelseks. Meil oli külalisjutlustaja. Ma panin seal, palusin, lihtsalt palusin. Ja see inimene tuli pärast minu juurde, ütles, et ma saan hispaania keelest aru ja ma ütlen, mida sa rääkisid. Ja siis ta ütles mulle, mida ma talle rääkisin. Sest asjad on täiesti normaalsed asjad, need on osa meie elust. Ja vahel, kui me keeltes räägime, me tegelikult võime rääkida täiesti normaalset keelt. Ma olen välja palunud asju, inimesi kohale palunud, enne kui ma nende kokku saan, ma tean inimese, nagu mingi teatud inimene, sellise nimega inimene tuleb varsti meie kogudusse, sest ma tean seda nime enne. Lihtsalt see tuleb siit seest välja. Ja see on meile kõigile. Me peame ainult käivitama selle. Kui sa täna koju lähed, pane ja tead mis see kannab sellist võimu. Keset rasket aega võib-olla tuleb mingi naljalugu. Tead, sa hakkad naerma, tuled, ise hakkad ka naerma. Seepärast Piibel ütleb, ta on meie rõõmustaja. Aga see jõgi kannab kogu seda varustust, mis on meie sees. Halleluuja. Nii. Kas kõik on püha vaimuga täidetud? Kes ei ole, ma paluks teie eest. Ja, selles mõttes, ja. Soovid, see on võimas asi. Sa palud oma tuleviku kõik asjad välja. Amen. Mul on õnnelik abielu. Aga enne kui ma abiellusin, ma mäletan, ema juures elasin tundide viisi olnud põlvede peal palvetanud. Lihtsalt ütlesin, Jumal, ma toon sinu ette oma abielu ja ma praegu palun. Ja lihtsalt palusin. Ja ma tean, me palume asju läbi. Ja ära lase valetada kuradil, et sa jääd üksinda või kuskil midagi. Jumal on olemas sinu jaoks inimene. Tulge, ma palun teist. Kas teil on... Ja, palume teised ka samal ajal. Kas te teistes keeltes muidu räägite? Aga püha vaimuga olete täidet, ei ole veel? Sina oled, aga ta keeli ei räägi. Täna tulevad. Ma olin alles hiljuti ühes koguduses, kui üks naisterahvast oli nii armsalt, ütles, et ma räägin ainult mõne üksiku sõna. Ma ütlesin, tänasest hakkab jõgi voolama. Ja nii kui ma käete peale panin, tuli halleluuja. Isa, me täname sind, vaatame siia poole. Halleluuja. Jumal sinu sõna ütleb, et apostlite teod 19, et apostel Paulus pani jüngritele käed peale. Ja kui ta pani käed neile peale, nad hakkasid rääkima püha teistes keeltes ja nad hakkasid ennustama. Ja Jumal, me täname sind selle eest. Isa, ma tänan sind, et sinu vaim täidab just nüüd. Legrei, bonando, vahel võib-olla aitab see, kui sa hakkad samu sõnu järgi ütlema, mida mina, siis ma ütlen vaimus, che dicho, paladando, lebrando, cuzzeti, de kizu, nufaja. Ja tulebki, combrelesto, crellamando, ja, che li sono nucci dalla vicia nascondo, mengino sonto labra della cadalicoso, si dalla mangele kita la garagaye gugu, si mande ya bababa.
Jekababa, juba tulevad, need ongi need samad keeled. Estalaba, 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 kababa, need on need samad keeled, sa oled saanud need. Halleluuja, sekidele. Isegi kui need on mõned üksikud sõnad, lihtsalt lase edasi, sest Jumal annab neid rohkem. Ja ära lase välja rääkida, et sul ei ole neid, sul on nad. Halleluja, palju õnne. Ja see ülistus, mis sa teed, Jumal tuleb kohale. Halleluja, tõesti. Halleluja, Kedalando. Kuidas nimi on teil? Kuidas? Merilis, sul on ilus nimi. Ma palun sinu eest ja Jumala vägi tuleb su peale. Halleluja, tal on plaan sinu elu jaoks. Ilus plaan. Ta püüb kõik mured minema, kurvastus, rahumine, kõik läheb minema, sest Jumal tahab, et sa oled rõõmus, õnnelik ja tal on ilus plaan sinu elu jaoks. Isa, ma tänan sind sinu püha vaimu väest, mis tuleb nüüd. Kas see tuli tulla? Halleluja, comencia, tasseti. Veel sa ütlen lihtsalt mõned sõnad järgi, mis mina ütlen. Legretis, talavando, brondelli, kamatos, kelitas, avrenanda. Ja, con esto kumbe gino nii see käibki. Katse, deli, katsutu, kujina, katse. Isa, ma tänan sind, sa haarad tema vaimust. Bonjeno, malagidjo, matseli, katarakitela, kogogo. Tuleb. See võib-olla läheb naerma sind isegi. Geli, gogo, jikogo, bojanga, jingangongong, gingalanga. Ja, akelego. Gugiagada, bozuki, lakudu, manganga. Ja, kata sikurumunda, rabariko, roboranda. Lase lihtsalt välja, su sees on naer täitsa. Legrobogelita, labasutuki, labandolo, bonja. Isa, jaa, see tuleb. Sa oled kohe astumas selle sisse. Shigendo, aleko, tšakata, jiska. Jaa, sakabra. Halleluja. Nüüd palun lihtsalt edasi. Jumala rõõm tuleb üle sinu. Palun veel korra. Halleluja. Sorry. Ma üritan väga väärikas mees olla. Ei õnnestu alati. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Las see rõõm voolata, las see olla iga päeva osa tema elust. Halleluja, täidad, las see rõõm täita, isa, kui ta hommikul silmad lahti teeb, las see jõgi voolata, rõõm. Halleluja, lihtsalt lase pärast voolata, teeks. Halleluja, no nii, mul hakkas soe. Kas keegi soovib veel, ma võin paluda. Võib-olla keeled on sul täitsa nagu kinni jäänud, takerdunud. Ma võin paluda, Jumal laseb, kosutab. Halleluja. Mendilasto, brendolusta, bere kama zundere kaba, reela bababa, tänu sulle, isa. Ma küsin, kas ma võin teie eest paluda? Ja ma palun teie eest. Te võite istuda, ma palun siin. Äkki on vaja istuda varsti. Halleluja. Teke de bandoro bundes zomerapa. Les poids tu donnes sur frappe les beaux poids de l'évo. Promesse à la bosse les campras du non séfranlé. Les poids du non séfran dit les bois. Les meuterelles et les campras du non séfra. Les poids ma zépron du non soutramé la bamperale. Les bois. Zunoneste pampile du champion bodiana kame brande le faux. Lester. Mamenji. Manje kitanga ijankongu chkinananga. Ichkanda la kanje kada kandiri kanga. Isa, ma tänan sind, sa kannad ühe sõdalase vaimu siia sisse. Sõdalase, isa, kes murrab läbi, isa, igast vastuseisust, mis tuleb tema tee peal. Ta lihtsalt murrab läbi, läheb nagu tank, isa, läbi, isa, läheb nagu tank läbi, isa. Üks jõud, mida varem pole olnud, las see tõusta esile tema vaimust, isa. Nõnda nagu Paulus ütles, ma võtsin oma Jumalast julguse ja me tänan sind julgus, las see julgus tõusta. Las see julgus tõusta, minna inimestele rääkima sinu sõna. Las see julgus tõusta, et panna haigete peale käed. Pane nendele, isa, kasuta neid käsi, et panna haigete peale käed, et haiget saaks terveks. Kasuta seda, isa, kasuta teda. Jeesu nimel, et sinu riiki tuua au ja täida kõik tema finantsvajadused Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja. Jumal on hea. Jumal, sa oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Jumal, sa oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Jumal, sina oled hea.
sa oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Tänu sulle, tänu sulle, tänu sulle, tänu sulle, tänu sulle. Halleluuja, halleluuja. Ma küsin veel, soovib keegi veel? Ma võin korraks panna käe peale, paluda. Halleluuja. Ma palun teie pärast, mul see mõte oli. Halleluuja, ma palun teie eest. Halleluuja, isa, ma tänan sind. Saate käest kinni võtta. Ja isa, ma tänan sind värskusest nende abielusse. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Prelito soko mondanji. Sinu on janjingon kutska ajikono fanjino nusta. Halleluuja, isa, ma palun nende laste eest. Isa, ma palun sind, et sinu püha vaimu töö, isa, aktiviseeruks, isa, paljuneks, suureneks nende laste eludes. Isa, me palume, isa, et nad kuulaks, isa, et nõnda nagu seal oli see kadunud poeg, isa. Ja ta hakkas ise eneses mõtlema, et minna isa koda poole. Isa, ma tänan sind, et seal on töö, mida sa teed nende laste sees, isa. Ja nõnda nagu see ülekohtune kohtunik, ta hakkas mõtlema teisiti. Me täname sind, isa, et seal on ilmutus. Sinu sõna ütleb apostel Pauluse läbi, isa, Filippi 3. peatükis, kui te midagi mõtlete teisiti, siis Jumal ilmutab teile selle. Isa, ma palun, et too nendele lastele ilmutust, et nende mõtted võiksid muutuda, isa, et asjad, millest nad ei ole aru saanud, isa, muutuksid neile selgeks, isa. Ma palun, isa, nende laste eest, Jeesuse nimel, isa, me täname sind, see süda, mis on nende sees, isa, sa oled valmistanud seda, aga isa, nüüd me palume, et see paljuneks, isa. Me palume, et see töö, isa, paljuneks, isa, me palume, et palvetajad tuleks esile, isa, neid tuleks massiliselt esile, et isa, see, mida see pere on kandnud ka palvealal, isa, eestpalvealal, isa, et see saaks paljundatud, see tarkus ja võidmine saaks paljundatud, edasi antud, isa, järeltulevatele põlvedele, isa, me täname sind, isa, oskuse eest ja osavuse eest, et õpetada väga elavalt ja loovalt, isa, et kuidas seda palvekunsti edasi pärandada. Tänu sulle, Jeesus, selle eest. Amen, amen, amen. Palveta minu eest pea terve koguduse. Ma palun. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja. Isa, me täname sind selle aposteliku mantli eest. Isa, selle prohvetliku võime eest näha, isa, ja mitte ainult näha siin, isa, vaid näha ka laiemalt, isa. Ja me täname sind, isa, et see võidmine suureneb, isa, ja me täname sind, et sa tood, isa, tema kõrvale inimese, keda on vaja. Nõnda nagu oli Moosese puhul, kui ta seisis, isa, mäe tipus, isa, ta käed väsis, isa, sa tõid tema kõrvale inimesed, ühele poole, teisele poole, kes aitasid üleval hoida neid käsi. Ja isa, me täname sind, isa. Me kutsume esile inimesed, kes peavad tulema siia kotta, isa, kes aitaksid kanda seda koormat, isa. Isa, me palume nõnda nagu Moosese päevil, isa, seal ta ütles sulle, et see koorem, mida ma kannan, on raske, isa, aga sinu lahendus oli erinev sellest lahendusest, mis tuli varem Jitro läbi. Jitro läbi oli maine majandamine, see oli hea, isa, aga Jumal, sa tahtsid midagi teha, see oli selle vaimu ülekandmine, isa, teistesse meestesse, juhtidesse. Isa, me palume, isa, et see saaks paljundatud, isa, ja too siia sisse, isa, too siia kotta inimesed, isa, hoidma seda tööd, üles ehitama seda tööd, kellede südames on, isa, arusaamine, isa, mida sa oled selles paigas tegemas, isa. Me palume seda, isa, Jeesuse nimel, sa ütlesid, sa ehitad koda, isa, ja Põrgu valla väed ei võida seda mitte kuidagi, isa. Me täname sind selle eest. Isa, ja too üllatusi lähiajal, isa. Isa, too kogemusi, isa, mida on nii väga igatsetud. Too need esile, isa. Kohtumine sinuga, isa, täiesti uuel tasemel. Südamigatsused, mida pole inimestele öeldud, mis on sinu ja tema vahel. Me täname sind, sa tood need asjad esile Jeesuse nimel. Ja isa, me täname sind, sa liigud kõikides tema pereliikmetes, isa. Sa ütlesid, usu sina ja sinu pere ja saate ka päästetud. Isa, me täname sind, kõik lapsed teenivad täie innuga sind. Et isa, seal on tuli, et teenida sind. Tänu sulle, Jeesus. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Halleluuja. Jaa. Taaveti loo. Halleluuja, halleluuja. Isa, me täname sind, mõned nädalad tagasi meil oli palvekoosolek ja pastor Reelika palvetas. Ja tegelikult tal oli õhutus lugeda ühte kirja kohta ja ma usun, et see rakendub täiesti siin ka. Ja ma otsin üles selle, ma kirjutasin selle üles. Mendicho, manolofta, belita kabanafa. Nagu me ennem ütlesime, kutsume esile asju, eks ole? Jesaja 46, 9, 11. See ei olnud see kirja kohta, aga see ma loen küll siia. See tuli mul täna, kui ma siia sõitsin, et panin selle kirja. Tuletage meelde endise asju muistsest ajast, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole. Mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane.
kes algusest alates kuulutab lõppu, aegsesti ette, mida veel ei ole tehtud, kes ütleb, minu nõu läheb korda ja ma teen, mis ma tahan, kes kutsub ida poolt röövlinnu, kaugelt maalt mehe, kes teostab minu nõu. Mida ma olen rääkinud, seda ma lasen ka sündida, nagu ma olen kavatsenud, nõnda ma teengi. Ja ma usun, et kui me räägime elusõnu üle koguduse, siis Jumal kutsub esile neid inimesi, kes peavad siia tulema. Ja teine kirjakoht, mis tegelikult oli pastor Leelikule, Jesaja 49:17. Su ehitajad tulevad tõtates, kes sind lammutasid ja laastasid, need lähevad ära su kallal. Aga sa kujutad ette, Jumal tahab tuua meile ehitajaid. Ehitaja süda ei ole selline, kes käib ostukeskuses, vaatame, mis seal uut on leti peal. Ehitaja on see, kes tuleb, ma tulen ja ma panen käe külge, et ehitada seda. Ma mäletan, minu sees on olnud selle Paide koguduse suhtes aastaid tagasi. Mul on pakutud ägedaid häid töökohti välismaale, mujale, igasugused pakkumised on tulnud, aga ma tean, et ma olen määratud ehitama seda koda ja ma ei ole neid vastu võtnud. Ma olen öelnud, et Jumal, mina teen oma osa, ma olen ustav sulle ja sina tood minule varustuse siia linna kohale. Ja see on olnud aegu, kus kohas Jumal on toonud sinna linna teiste inimeste läbi varustust mulle, sellepärast ma pean seda koda ehitama. Ja kui Jumal toob ehitajad kohale, nad on südamega kaasas, nad panevad käed külge, nad ehivad, ma ehitan selle valdkonna ülesse, ma ehitan selle lastetöö ülesse, ma ehitan noortetöö ülesse, ma ehitan palveosakonna ülesse, ma tulen, et panna käsi külge, ma tulen, et ehitada see ülistus jõuliseks, prohvetlikuks, tugevaks, ma lasen Jumalal enda sees tööd teha ja ma panen käe külge, et ehitada seda koda. Ja tead, seal on võidmine selle jaoks, et ehitada ja Jumal otsib neid ehitajaid. Sellepärast, et ilma ehitajata koda ei ole stabiilne. Ja Jeesus rääkis, et tark mees on see, kes kuuleb, mida ma ütlen ja teeb selle järgi. Ja kui torm tuleb, mis toimub, see koda jääb püsima ja need vetevoolud murdusid vasta seda koda. Ja Jumal tahab ehitada, sest Jumal teab, mis tulevikus tuleb. Jumal teab, millised surved tulevad, millised vastulöögid tulevad koguduse vastu. Aga kogudus, mis on rajatud tema sõnale, mis on ehitatud vastavalt sellele standardile, struktuurile, mis see jääb püsima. Amen. Halleluja, suur tänu võimaluse eest siin teenida. Ma usun, et see sõna paljuneb veel ja see oli osaliselt mu oma elu, mida ma jagasin. Sellepärast, et ma olen pidanud ise nii-öelda õppima neid asju sealt, otsima Jumala sõnast lahendusi. Me läheme kõik erinevatest aegadest läbi ja lihtsalt nähes, teate, kuidas Jumal tahab teada tulevikku. Jumal räägib meile tulevikku näidates, mis minevikus toimus. Kui sa loed tema sõna, ta näitab, see rakendub nüüd tulevikus. Ja kui me õpime ära selle kunsti ja treenime oma häält niimoodi kuulma, me teame asju ette, mis on tulemas. Ühiskonnas, asjad, kuidas ise valmis olla ja mida teha. Olge väga õnnistatud.